aga jätkaks vaba ja rõõmsa aruteluga, et mille võiks lahti lüüa siis laudade kaupa ja siis on võimalus kõikidel kommenteerida, küsida, arvamust avaldada, et selles mõttes teeme vabade vahel. Ja et need ülestähendused, mis kõigist laudadest tulevad, et need siis kogume kokku ja teeme neist midagi, mis võiks kunagi teoks saada. Aga siis, ma saan aru, et Ülar või Joko või kes teie poolt selgitab, mida te rääkisite, Martel? Ja eelkõige just see, et mis on teie meelest need lahendused või mida tuleks teha ja siis on teistel võimalus püüda vahele, et õige või et maha või midagi. Me ikkagi jõudsime selleni, et seda kõige baastasandit ehk siis seda sama küla või kogukonna tasandit tuleb oluliselt tugevdada. Tänane probleem on selles, et see KOV-i tasand on hästi segane. Ühesõnaga, me tegelesime, kõigepealt kaardistasime loomulikult tükk aega probleemi, et ikkagi see vahepealne nii-öelda, kui me räägime, et meil on olemas üksikisiku tasand, peretasand, kogukonna tasand, mida me nimetasime külaks, siis on meil olemas riik ja siis seal vahel on mingisugune kohalik omavalitsus, mis täna on nagu selline hästi hägune ja ei toimi hästi. Siis Ülaril oli selline meil oli ka selline väide, et elukeskkond on tegelikult see esimene tasand, mis meid seob, see millega me ennast identifitseerime, et mina näiteks tahaks öelda, et ma olen kalamajalane, ma olen ühtlasi ka põhjatallinlane, aga seal juba läheb see asi edasi, sellest läheb raskeks, sest et Tallinna elukeskkond on niivõrd mitmekesine, et tegelikult sellist ühist identiteeti ei ole. Siis rääkisime palju nendest probleemidest, et see peaks kõik see nii-öelda toimimine peaks olema huvipõhine, mitte probleemipõhine. Selgelt peaks olema sõnastatud, siis me peaks jõudma selleni, et me sõnastame, kellel on millised huvid, millised vastutused, siis läheme sisusse, ehk siis näiteks seal kogukonnas toimub nii nagu Kalamajas toimus liikuvusuuring, kus siis ütleme 600 inimest võtsid osa tegelikult ise nendele küsimustele vastates analüüsisid seda, kuidas nad oma elukeskkonda kasutavad ja võib-olla selle läbi ka nii-öelda aktiviseerusid. Oli nagu osaliselt arvamusi, et kui me nagu sellest praegusest süsteemist räägime, et kohalik omavalitsus peaks toetama seda nii-öelda küla või kogukonda, kas siis vahenditega, mis osaliselt pooldati seda, et need pigem oleksid ressursid nagu ruumid või mingisugused vahendid pigem kui raha, sest et see raha justkui kipub olema nagu selline projektipõhine ja teatud järjepidevus justkui selles projektipõhisuses kipub kaduma. Samas on ilmselt ikkagi nagu oluline, et mingisugune avatus nendes süsteemides toimiks, et me saame elu jooksul liikuda nii-öelda ühe teema juurest teise teema juurde, tehes nii-öelda kogukondlikku või vabatahtlikku tööd. Aga lõpuks me jõudsime tahes-tahtmata ikkagi riigireformi ja haldusreformi teema juurde nii-öelda otsesemalt. Tõdesime, et üksteiseta on nii-öelda mõttetu. Tekkis selline nii-öelda mudel, et võib-olla see vahepealne tasand, mis täna on väga hägune, see kohaliku omavalitsuse tasand tuleks nagu täielikult nii-öelda puhtaks lüüa, tugevdada seda alumist tasandit ehk siis seda külatasandit. Ja panna nagu see oluliselt paremini tööle, et ühesõnaga millest see sai alguse, et just nimelt selles elukeskkonnas me näeme, et on nagu mingi teatud suurus, kus asjad veel omavad sisulist puutumust või kus inimesed omavad nende asjadega sisulist puutumist, kus nad saavad aru, et nende teod midagi mõjutavad ja ei ole nagu sellist anonüümsust, ütleme siis nii, näiteks naabrivalve kas või, eks ole, või mingid sellised nii-öelda märksõnad. Või ma ei tea, kohalik külaplats, eks ole. Aga loomulikult siin tekib see risk, et kuidas siis ikkagi millal see hetk on, kus see alumine tasand on nii-öelda valmis selleks suuremaks nii-öelda iseotsustamiseks ja sekkumiseks. Ma lihtsalt tahtsin selgemalt öelda seda, et võib-olla ütlesid väga delikaatselt seda, et aga meil oli mõte see, et külad jäävad alles ja riigi tasand jääb alles, aga kogu vahepealne asi tuleb 1. septembrist
ära kaotada ja seejärel tekitada uued sidemed kogukonna ja riigi vahel. Ja millised need sidemed hakkaks olema? No üks näide näiteks lihtsalt väga lihtne näide tuua, et riigi ühistransporti korraldavad praegu omavalitsused, mis on täielik absurd. Ja noh, kui nüüd oleks vahepeal või vabandust maavalitsus, selles mõttes, et väiksemad ühikud, siis see on täielik absurd ja kui nüüd täna mõelda selle puhtale lehe peale, siis seda küll ei tehtaks nii, et teeme ühe vahepealse ühiku, mida hakkavad korraldama, et Harju maakonna piir lõppeb ja kuskil peab järgi. Et kui kuskil kallale minna, siis peaks hakkama seda kõigepealt toetada, millest Joko rääkis, seda kogukonna külasugust, kus on väga selgelt arusaadav keskkonna huvi. Ja järgmine ots on see, et peaks nagu neid sealt hakkama riigile otsima riike. See üle selle tühjuse. Nii, kas teie lauas, Kaur, Marten, Emil, keegi tahab veel midagi lisada või saavad teised küsida ja arvata? Üsna kontsentreeritud sai räägitud. Ahah, väga hea. Marten, millal sa meile juhita autodest räägid? Millal vaja on. Aga et need on ka tulemas ja lähiajal. Et tõenäoliselt järgmise 10 aasta jooksul toimub selline muutus Eestis ka loodetavasti. Nii, jah, Liina. Minul on küll küsimust lihtsalt. Aga äkki kõik tõuseks püsti, et saab ennast liigutada ka, eks kõik kuulevad ja parem kaamerasse võtta ja pärast saab veel üles kirjutuse ja siis saab seda ka järgi vaadata. Palun. Mina olen Liina Lüht õiguskantsleri juures, teen oma põhitööd, aga olen olnud ka linnalaborile vabatahtlikuks nõustajaks. Ja küsimus on siis selline, et kas te jõudsite ka arutada seda, et seda omavahelist nii-öelda otsuse pädevust esialgselt, et mis on siis need otsused, mis teeb nüüd see küla, mida praegu teeb kogu ja mida ta siis teha ei suuda? No eks me arutasime, see ring oli teadagi väga segane ja suur. Pigem nagu me soovisime sealt küla juurest edasi, et sealt oleks selgem ja loogilisem mingi külade kogu oleks koos. Et sealt oleks nagu mingi selgem, kes saaks teha teatud otsuseid. Aga loomulikult meil on ju sadu neid teenuseid ja me rääkisime, ma ei tea, õplikult ühest ja teisest. Aga mida võiks nagu selguse mõttes mõelda, et mida on sellel seltskonnal vaja ja riigil vaja ja seda arvestades tänapäeva infotehnoloogiaid ja kõiki neid juhita autosid, mis kõik tulevad ja droonid, mis lendama hakkavad, meile posti tooma hakkavad ja võivad raamatut tuua 15 minutiga kohale, mida tahad hetkega. No terve hulk asju, mida võid siis sealjuures arvestada ja mõelda see asi ümber, mis on seal vahepeal. Et me ei peaks nagu selles mõttes nagu riigi juhtimist ei näe, nagu suur mure või ei näinud. Tähendab, pigem me tõdesime, et on hästi oluline need nii-öelda teemad, eks ole, läbi mõelda ja sõnastada. Aga me tegelikult loomulikult selle lühikese ajaga seda ei teinud. Et me pigem tõdesime, et see vahepealne osa, mis on täna see nii-öelda väga piiritletud, väga juriidikasse langev KOV või bürokraatiasse langev KOV, et see peaks tegelikult olema see Eesti nii-öelda paindlik, Eesti nii-öelda riigi väiksuse juures see paindlik süsteem, mis saaks vastavalt teemale nii-öelda kohanduda. Vastavalt huvile, jah, absoluutselt huvipõhiselt nii-öelda olla fleksibiilne. Vootele? Mul kõnesid paar küsimust. Huvipõhine vabatahtlikkus, külad ei mõtle mitte küla koldusüksuse tähenduses. Aga sellegi poolest piisavalt suured territooriumid on meil, kus elab, ütleme, kunagises külas elab praegu 3 inimest. Kas see on siis nii, et nemad ise otsustavad, millisele külale nad annavad otsuse tegemise õigusse mingis küsimuses? Ja näiteks ütleme, et ühe küsimuse otsustab 5 kilomeetri kaugusel asub küla ja teise küsimuse teises suunas kilomeetri kaugusel asub küsa. Ja kas oma mõlema küla elanike nõusolekut või piisab see, et see 3 inimest otsustavad? Kuna ise nad tõenäoliselt on liiga väikeseks selleks. Sai öeldud ka, et küla kogu, see mitmest külast nüüd koosneb, teatud huvi on näiteks selles külas, siin nad otsustavad ise. Järgmine aste on küla kogu, kus siis jällegi huvipõhiselt otsustavad nemad juba. Praeguseks me oleme see, et järgmine aste on juba see, et huvi puudub tegelikult. Kuskilt maalt on inimesed, kes nagu nad ei taju. Ei, aga me tegelikult väga selgelt piiritlesime, et see ei ole ei ruumiliselt ega elanike arvu poolest piiritlesime
vaid see on ikkagi, see on nii-öelda ühisele elukeskkonnale, ühisele identiteedile tuginev. Ma seda mõtlesingi. See võib nii olla. Ma mõtlesin, kas see 3 inimest otsustavad, et sellelt külad me tahame talvel teehooldust saada ja teised külad ma ei tea mida muud. Rääkisimegi teehoolduses ka näiteks, mismoodi on võimalik lahendada väikeste küladega koos see teehooldus ära ilma, et jama oleks ja oleme tellida seda abstraktselt kuskilt kaugelt, kes riigihange mis ja nii edasi, nii edasi. See loomulik side lihtsalt on praegu käest läinud. Tahaks selle nagu seal allpool selle loomuliku sideme kuidagi kokku siduda ilmselt. Järgmisena oli Jüri. Ma tahtsin tegelikult sama ütelda, mis mu hea võtmuskaaslane Vootele Hansen ütleb väga delikaatselt siin, aga mind alati häirib see, kui ma ei saa aru sõnadest täpselt ja tulles tagasi selle juurde sõna küla. Ma olen uurinud Eesti asustusajalugu ja ma olen uurinud Eesti külade ajalugu ja ma tean kõiki vahepealseid neid asju kuni selleni, et praegu on Eesti territoorium jagatud teatud maa-ala tükkideks, mida nominaalselt nimetatakse küladeks ja omal ajal, kui seda läbi viidi, siis põhjendati seda, et kiirabi ja tuletõrje oskaks kohale tulla. Nüüd selles mõttes küll oleks hea, kui te selle küla asemel kasutaks terminit XYZ, siis me saaksime kokku leppida, mida teie mõtlete selle all ja ei tekiks võimalik arusaamisi. See sõna külal on niivõrd palju tähendusi, et iga kuulaja sisustab seda omamoodi ja siin tekib ainult üks tohutu niisugune valesti ja mööda arusaamist. Meie definitsioon külal on siin see sõna. Ja mul on hea meel, et kuivõrd alguses öeldi, et idee peab olema võimalikult hull algusest peale, et pärast äkki lähebki niimoodi. Kui me ütleme kogukond, siis see on sama hästi. Eks hiljem tuleb see omavahel tõesti kokku leppida, aga siin lihtsalt vaheväärtuseks, et just pühapäeval oli rõõmpiga 4 tundi loengut üliõpilastele teemal ettevõtlusvabadus peamiselt. Ja siis analüüsis ettevõtluse mõistet, selgitasin, et üliõpilased on mulle õpetanud, et juristi arusaamine, et see on tegevus, mis toimub tulu saamise eesmärgi punkt. Et tegelikult on olemas ka näiteks niisugune ettevõtlus, mis tuleneb vajadusest endale või ennast ümbritsevatele inimestele tagada selline elukeskkond, nagu neile meeldib. Ja tulu teenimine ei pruugi seal üldse tähtis olla. Ja et siis on veel olemas, kergemeelselt nimetasin loomemajandust. Ja siis läks mürgliks, sest selgus, et näiteks seda sõna kasutab igaüks absoluutselt erinevas tähenduses. Ja siis ma esinesin palvega, et Sirpi veel, kui teil on ruumi küll ja küll, et siis kõik need erinevad tähendused lahti rääkida. Aga jah, nii ta läks, et tükk aega vaidlesime, alles hiljem saime aru, et see, mille üle vaidleme, igaüks kuidas silmas eri asja. See kõik on kirja pandud juba ammu ja esimesed 3 inimest, kes oskavad sellest rääkida ja kirjutada. Aga praegu on abiks, kui mõisteid siduda, et kui teie elukeskkond ja kogukond kokku panna, siis hakkab nagu selgus tulema. Ma arvan, et sellest oleks abi. Väga õige, et see kogukond, kes identifitseerib ennast läbi ühise elukeskkonna, tegelikult see oligi, ma ütleks, see nagu definitsioon, et kui need on 3 maja, kes seal on selles ühes alles jäänud selles külas, siis nad ongi, aga see võib olla ka üks tänav, see võib olla kalamaja, see võib olla mingisugune, ma ei tea, piirkond osa Lasnamäest. Siit on minu küsimus, et ma jätkan sellega, elukeskkonna kogukonda, kui seda nimetame, kui inimene elab seal, kas ta siis kuulub sinna igal juhul või on see tema mingisugune eraldi tahteavaldus? No meie vist tahtsime toetada seda, et ikkagi see peaks olema teadvustatud. Ehk siis selle nii-öelda sisu uurimise kaudu me ikkagi leidsime, et oluline on, et see inimene ise teadvustaks, sest muidu me ei saa talt oodata ka mingisugust suuremat panust, kui siis me võime kujutada ette, et ühel tänaval, näiteks võtame üks mingi linnaosa tänav, on siis inimesed, kes kuuluvad kogukonda, kes on teadvustanud, inimesed, kes ei kuulu kogukonda. Aga see on alati selles suhtes, et täna ka, me ütleme, et meil palju veel inimesi valimas käib, eks ole, et ega siis sunniviisi. Seda peaks küll seda vahepealt sisse tuua see, et ikkagi need, kes, see on ruumiline küsimus, nad on ühes ruumis koos ja sa võid seal ruumis, me ei saa öelda siin, et kas sina oled siin ruumis praegu või ei ole siin ruumis. Sa oled siin ruumis, ehk sa elad siin praegu meiega koos. Kas oled aktiivne või elad suu kinni, see on su enda valik. Minu küsimus oli rohkem sõnatud sellele, järgmine küsimus on see, et kas nendel, kes ei ole teadvustanud, on tegelikult samad õigused või on nendel õigused piiratumad? Ei, meil on õigused samad. Siis nad kuuluvad ju kogukonda. Aga
tugevdamise eesmärk ongi siis see, et suurendada nende inimeste hulka, kes teavad, et nad kuuluvad sinna kogukonda, nende arvelt, kes ei tea. Ma tuletan meelde, et ilmselt sealt Ansoori ja Karri sealt lavast tuleb palju täpsemad definitsioonid kõige selle asja kohta, aga meie eesmärk oli see, et kuidas me saame elukeskkonda üldse nagu muuta, projekteerida, osaleda oma keskkonna loomises. Me pidime nagu selles mõttes ümber mudima, defineerima selle, et missuguses saab, missuguses ei saa. Et sellest tulenes tegelikult see administratiivne jama. Me jätsime võib-olla rääkimata korteriühistutest, et me tooks nagu need sisse, kuna see oli ka linnalabori poolt ette antud, et see on justkui see kohustuslik tasand täna ja nende põhjalt saaks ilmselt minna edasi. Neid on istutatud sinna korteriühistutesse, kui nüüd oma korda veel selles kogukonnas, selles elukeskkonnas osad nendest koopereeruvad, siis nad on suutelised juba mingitel teemadel tegelikult ellu viima. Aga siin on üks erisus, et mis eristab korteriühistut ja näiteks Asumil on hoopis teist laadi avalik ruum kui nüüd korteriühistuse koridor ja sealt tuleb väga oluline mentaalne erinevus. Korteriühistud koopereeruvad, siis nad selle mingisuguse teatud just nimelt huvi põhjal hakkavad nägema ka seda avalikku ruumi. See ongi praegu probleem. See ongi probleem, et see korteriühistu on väga hillutatud ja me tõime ka võrdluseks Skandinaavias ühistud, elamuühistud, kes on suutelised tegelikult tegelema palju laiemate teemade ringiga, siin alates pesupesemisest, sünnipäeva pidamise ruumidest kuni siin, avaliku ruumini, tegelikult. Nii, et ma teeksin sellise ettepaneku, et tegelikult ma arvan, et me aimame, millest me räägime ja kuhu me suundume. Et kui me praegu takerdume mõistete defineerimisse, siis on meie õhtu möödas. Et minu ettepanek oleks, et praegu Ansoori saab sõna, kuna ta registreerus ja seejärel me liigume siia sellesse lauda, kus ma teeks ettepaneku alustada Arbil kui väga kogenud sõnumite kokkuvõtjal. Aga Ansoori, mis sa tahtsid? Mul oli sellest tekkevas vaidlus nagu selline tagasihoidlik märkus, et õigused ja kohustused ja nende realiseerimine ei ole kokkulangevad nähtused. Et kogukonna liikmele võivad mingid õigused ja kohustused automaatselt langeda, aga nende realiseerimine sõltub asjaoludest, muuhulgas ka inimese tahtest ja see inimese tahe on väga kinni tema identiteedist. Ehk ta võib tahta, et ta on mingi identiteediga ja kui teised tunnustavad, siis on okei, aga ta võib ka mitte tahta mingit identiteeti, aga väidata ikka ütleks, et oled see setu venelane või metaorist. Et selles mõttes, et siin me ei saa nii detaili minna hetkel. Nii, aga kuna arutelu peab olema elav ja need teemad on omavahel väga läbi toimunud, et siis kõikide aktiivne panus on jätkuvalt muudkui oodatud, aga lihtsalt, et kõik saaksid sõna ja et me mahuksime tänase tööpäeva raamidesse, et siis Art, kui sa oled nii lahke, et sina otsa lahti, et mis oli see oluline, mida teie... Meil Priit tegi märkmeid, et ma annaks sõna. Ma võin hästi lühidalt lihtsalt täiendavad mind juurde, ma ei tea, on mind otseselt kuulda. Tegelikult meie väga suur aur läks sellise mõiste nagu administreerimine, selgitamisele, aga me jõudsime lõpuks seisukohale, et vahet ei ole, mis mõiste on, oluline on see, et me räägime ühte samadest asjadest. Ehk tegelikult meie kõige olulisem teemade valdkond oli see, et kuidas korraldada kogukondade ja kohaliku omavalitsuse, mis tegelikult laiemas mõttes ongi riik tegelikult omavahelist suhet, millised siis regulatiivsed meetmed peaks seal olema, kuidas peaks toimuma rahastamine ja nii edasi. Ja mõned killud, mis meie jutuajamisest üles tähendatud sai, sellepärast ega me kuhugi lõplikult ju jõudnud selle teemaga. Nii palju, kui on siin inimese laua ümber, nii palju oligi erinevaid arvamusi. Aga mis oli kõige olulisem, mida me tahtsime ka teistele öelda, on see, et kõige aluseks on vabatahtlikkuse roll. Et ükski kogukond ei saa tegutseda ilma selleta, et ei ole vabatahtlikku soovi ühte või teist teemat arutada. Ja seda vabatahtlikkust, seda head tahet teha ühte või teist tegevust peaks ühel või teise moel soodustama. Ja see oligi see meiepoolne mõiste, mida me kõige rohkem leidsime, et kust seda vabatahtlikkust saavutada, sellepärast, et kõlas isegi selline lause, et me oleme hetkel saavutanud olukorra, kus olla vabatahtlik oma muu töö kõrvalt on majanduslikult võimalik. Sellepärast inimestel ei ole tegelikult vaja enam 100% oma igapäeva leiva teenimisele keskenduda, vaid on võimalik tegeleda vabatahtlikult tegevust. Rahade küsimuse juures, ehk siis selle koha pealt, kus peaks tulema raha sellele võimalikule kogukonnale,
kõlasid sellised mõtted, et kõigepealt nii-öelda kas kohaliku omavalitsuse poolt või riigi poolt püsivat rahastust ei tohi tegelikult nendele kogukondadele või seltsidele, asumisseltsidele, mis igat millist seltsidele luua, sellepärast see toob automaatselt kaasa selle eesmärgi hajumise. Suure tõenäosusega selle nii-öelda võib tekkida nii-öelda kõlas mõista nagu pseudoriiklik võrgustik selle eesmärgiga, et raha teenimist ära õigustada. Et seda kindlasti ei tohiks saavutada, kui siis tõesti nagu eelmine laudkond väga tabavalt märkis ikkagi on projekt, kui on idee, kui on mõte, siis seda mõtet tuleb teostada ja selle mõtte nimel ka tegelikult koondatakse. Mitte, et on mingisugune püsiv pearaha, püsiv raha sinna juurde, et selles mõttes sellist rahastust me kindlasti ei pooldanud. Siis eraldi mõistena, mis meil tegelikult siin välja kuurs oli ka see, et ega meil tegelikult hetkel suurt häda ei ole, et sellist ultimatiivset lahendust, nagu eelmine laudkond välja pakkus, meil tegelikult välja ei kuulunudki. Et tegelikult meil nagu suuri probleeme ei ole, loomulikult me takerdusime ikka sellesse samasse probleemi, milleks on Tallinn ja ülejäänud. Ehk Tallinnas võib-olla mingid asjad on väga halvasti, aga kui me läheme Tallinnast väljapoole, siis tegelikult neid probleeme nagu nii suuri polegi. Et tegelikult hästi palju näitada Tallinna kohta, hästi palju näitada selle kohta, mis toimub asumi tasemel, mis toimub ühiste eesmärkide nimel, aga tegelikult tegeme väga palju, meie siin loomulikult väga palju ei tea ka seda, mis toimub küla tasemel, kasutame seda küla mõistet sellisena, nagu siin kõlanud on. Mistõttu tegelikult me ei saa öelda, et nüüd kõik halvasti on. Mistõttu tegelikult peamine, mida võib-olla muuta vaja ei ole mitte isegi olemasolevad sellised struktuurid ja olemasolev õiguslik keskkond, vaid kultuur. Aga mida on kohutavalt raske tegelikult muuta. Et siin kõlasid sellised mõisted, et mismoodi seda kultuuri siis muuta. Näiteks pehme sund, mis tähendaks seda, et sundida näiteks omavahel koostööle mitte ainult sama eesmärgi puhul koondunud asumiseltsi siseselt, vaid ka näiteks mingisuguse planeeringuprotsessis sama asumiselts ka nende liikmetega, kes selle seltsi kuuluda ei taha, ehk siis ka need omavahelist koostööd lähimate naabrite vahel, kes võib-olla ei koondu nii otseselt ühise eesmärgi nimel. Ja ehk siis koostöö aktivistide ja mitteaktivistide vahel võiks olla see lahend. Aga taaskord see on asi, mida ei ole võimalik seadusse kirjutada ega ei ole võimalik kuidagi reguleerida. Ja teine kultuuri muutmise võte kõlas, et tuleb tutvustada positiivsed eeskujusid ühiskonnas. Ja kui on piisavalt palju positiivsed eeskujusid, võib ka tegelikult toimuda ühele või teise suunal kultuuri muutumine. Ülle tõi meie lauda ühe teema, mida me sellisel kujul tegelikult ei osanudki arutada, see oli hüljatud hoonete küsimus. Et me seda ka arutaksime. See tähendab, et üle Eesti, mitte ainult maapiirkondades, vaid kindlasti ka Tallinnas, on selliseid hooneid, kus elab võib-olla üksikud perekonnad, võib-olla ainult üks perekond sees, hambad ristis püüab selle hakkama saada. Mis oleks siis antud juhul lahendus, kas siis see, et see maja sundvõõrandada ja see perekond ümber kolida või siis peaks vastupidi proovima seda maja kuidagi üles ehitada ja pigem me leidsime, et ega siin ühest vastust ei ole. Sundvõõrandamine ei ole, ütleme siis, kuigi on kõlanud, et sundvõõrandamine ei tööta, aga sundvõõrandamine toimib. Vähemalt siin grupis leiti, et see ei ole nagu kadunud lootused, et ka sundvõõrandamine võiks olla üks lahendus, aga et antud juhul aitaksid võib-olla teised huvitavad projektid sellise probleemi puhul rohkem lahendada. Näiteks toodi välja Noored maale projekt. Kui maapiirkonnas selline asi toimub, võib-olla sellise projekti raames oleks võimalik seda maja siis üle võtta, tulevad noored, saavad sisuliselt ilma rahata selle maja endale kasutada ja putitavad selle maja üles ja saab asi tööle. Või teine oli siis kogukondliku maja projekt, mida siis meile tuletati, et on üks olemasolev kogukond, olemasolev väiksem grupp inimesi, kes otsivad ühist pinda ja et seda oleks võimalik pakkuda inimestele. Sellised ideed nagu siin kõlasid. Kindlasti keegi tahab veel täiendada midagi olulist ei ütle. Kas teie lauast keegi lisab veel? Et kõike mitte, siis ma mõtlesin alatult Ott Pasuli otsa vaadata, et
ja siin Markusega vahepeal rääkisin ka kõlanud, et tegelikult see vaid tööliskohustuse vaatluse tundub, et võib-olla pole kuigi oluline küsimus, mida teha nende hüljatud tootmis- ja eluhoonetega. Aga tegelikult need on julgeolekuprobleem, mingis mõttes on nad kasutamata ressurss ja mingis mõttes on nad midagi, mis selle piirkonna eluväärtust tegelikult kahandavad. Ja ma kujutan ette, et ka siin kas või Jokol ja Ülaril on mõtteid, aga et kui omavalitsustegelasena vaadata, et kas kohalik omavalitsus peaks või võiks olla võimeline seda kas või sundvõõrandamist läbi viima, mis tahes mitmeetapilise protsessina, et nendest hüljatud hoonetest lahti saada? Aitäh, me ei rakendanud sundvõõrandamist, ausalt öeldes ka praeguses protsessis, kus me ehitame kergliiklusteid, me ei tegele sundvõõrandamisega, me leiame, et see on kõige võib-olla viimasem variant, aga igal juhul on vallavalitsus pooldanud seda liini, et on jõudnud kokkuleppele omanikuga, ehk nii või teisiti. Kui see kokkulepe ei ole kõlvatu, ma mõtlen seda, et küsitakse kõlvatuid lepinguid, mis tegelikult ei lähe kokku siis avaliku valitsemise hea tavaga. Mis puutub nüüd hoonete puhul, siis tegelikult nende hoonete puhul on kindlasti olemas turvarisk, sellega ma olen päri ja tegelikult ma olen kaassüüdlane, ma olen ju ka töötanud kuritegelikus organisatsioonis, mille nimi on EÜE, päris mitu suve ja ka minu ehitatud objektid tegelikult täna Eestis pakuvad kindlasti võib-olla mitte kasutust täna. Aga selles ei ole teie süüdi, et pigem see küsimus ongi, et mida teha, et mis nõksuga saada nendest hoonetest lahti või panna nad uuesti teenima. Et fakt on see, et kui sa sõidad, ma ei hakka siin nüüd konkreetseid valdu nimetama, aga sõidad kuskilt läbi, ühel pool laguneb mingisugune laut, eks ole, samal ajal sa näed, et poiskesed teevad seal eterniidist lõket parasjagu ja keegi saab millegiga pihta, eks. Teisel pool on siis kortermaja, kus sa näed, et keegi on pursuika korstna aknast välja pistnud, aga ülejäänud aknad on puruks pekstud, et kuskilt torgendab välja mõni narkomaan, et see üldiselt ei kutsu sinna elama asuma. Ütleme niiviisi, et Kesk-Eestis kohe siit Tartu maantee ääres on üks omavalitsus, kelle ma sõitsin läbi just nüüd seepärast, et seal oli üks Eesti Vabariiki välja kuulutatud vabariik 1905. Et loomulikult need majad, mis täna on püsti, et võiks tammutada, kui neil pole omanikku kohaliku omavalitsuse poolt ja selleks on pakutud ka toetust riigi poolt neid hooneid lammutada. Kuid nendel hoonetel on siiski olemas üks suur väärtus. Nendel hoonetel on jätkuvalt olemas teatud tehniline infrastruktuur ja vundament, et tegelikult see olemasolev vara, mis tuleks võtta uuesti taaskasutusele, küll aga võiks selle maja pealmise osa, mis tegelikult ei sobi hajastuspiirkonda elama, ehk sellised küttesüsteemid, veekanalisatsioonisüsteemid, mis vanasti olid tsentraalsed ja mille ülalpidamine täna on suhteliselt ebarentaabel, et tuleks igal juhul ümber vaadata. Et kohalikul omavalitsusel täna kindlasti see huvi on, et korda teha lähtudes elukeskkonnast, aga ütleme täna seda vaba raha selle tegevuse korraldamiseks ei ole, et pigem see vaba raha läheb pigem teede hooldusesse ja mujale, koolivõrku. Karil oli järgmine. Ja mul oli veel kommentaar, et Balti riigid läksid siin kollektiivselt lolliks selle suure 90-ndate alguses ja siis erastasid praktiliselt kogu elamispinna, et 90-96% on erakätes. Enamikes riikides mingi kolmandik on ikkagi nii-öelda munitsipaal, mis annab teatud paindlikkuse, inimestel on nagu, kui sa tahad õpetajat saada praegu maa kohta, sul ei ole võimalik sinna saada, sul ei ole kuhugi panna. Et siin tasapisi peaks inimesed hakkama tegelema selle munitsipaalpindade tekitamisega, aga nüüd küsimus see, et ilmselt ei ole see kogukond, see peab olema ikkagi natuke kõrgem tasandil. Nii, siin on nagu mitu probleemi koos, et ühelt poolt on teatud piirkondades 2-3-kordselt elanikkond vähenenud ja seal ei ole muud funktsiooni leida, et majast peab lahti saada või majad esitudest linnaosadest. Aga lammutamine on päris kallis, et Eesti riigil on tegelikult ju rea aastate jooksul olnud neid toetusprogramme ja neid on omavalitsused ka kasutanud, küsimus on, kas on piisav. Ja olen oma silmaga näinud 10 kohtades, kuidas elukeskkonna selline visuaalne väärtus muutub, kui tõmmata 3 lagunevat maja maha või on kohti, kus on 8 või 9 maha tõmmatud. Et see on nüüd see riigi omavalitsuse koostöö, et kuidas leida neid ressursse, kuidas suunata õigesse kohta, et luua elukeskkonda või parandada. Ma lihtsalt kommenteerin, et järgmise nüüd siis selle algava perioodi jooksul on päris suur osa vahendeid läheb sellesse, et neid samasid, siis ma ei tea, kas Siseministeeriumist on siin kedagi, aga minu teada. Mina ei ole, aga ma siin teate, et sõna võtta.
et ühesõnaga sinna vahendeid on minemas küll, eks ole, et kindlasti see on väga erinev teema, ütleme näiteks suurlinnades ja siis tõesti hajaasustuses, et samamoodi see, mida nüüd selle erastamisega välja toodi, et väga palju minu käest on mingid noored inimesed küsinud, et mida sina ikkagi arhitektina arvad, mida Lasnamäega teha, eks ole, noh. Et ühest küljest loomulikult see on nagu ohtlik, et meil on nagu piirkond, mis võib nii-öelda väga sarnasel ajal hakata järsku amortiseeruma, eks ole, aga noh, täna meil on ikkagi seal suur osa elanikkonnast väärtustab seda keskkonda, et noh, seda ei saa nagu ka kaaluda, et kustutame maamuna maha ja me ei saagi, sest meil on selline eraomand, noh, see ei ole võimalik, eks ole. Nii, Sulev oli kõne järjekorras, siis oli Jüri, ma ei tea, kas ma kellegi juba jätsin kohe siin vahele. Ma lihtsalt tahtsin seda repliigina öelda vahele, et Oti jutus ju kõlas lahendus täitsa läbi, et teie ehitasite, võtke maha ka, eks ole, vana teoretega siis. Toomas Annas, kes on Rein Lang ja võtke kokku, eks ole, tehke. Need on noorem põlvkond, nemad kindlasti jaksavad, aga võib-olla vanem põlvkond enam ei jaksa. Ma siiski tahtsin ühe repliigi öelda Kari jutu peale, et täna on probleem selles, et kohaliku omavalitsuse riigi tööjaotuses ei ole olnud riik see, kes usaldab omavalitsusi sellest põhjast, et meil puudub kohustus tegeleda elamuehitusega ja vaba elamumaad ja üldse kogu maaomandist, kes keegi pakub välja, mitu protsenti kuulub sellest maaomandist täna kohalikele omavalitsustele. Eriti ei kuulugi 0,8%. 0,8% sõbrad. Ja kui ei ole kohustust, eks ole, siis ei anta ka riigieelarvest rahalisi vahendeid ehk tegelikult see vabatahtlik kohustus. Sa võid sellega tegeleda, aga siis peaks selle raha võtma teiste valdkondade arvel. Ja tegelikult kui on küsitud ka riigi reservist reformimata riigimaad ja selleks sihtotstarbeks oleks näiteks munitsipaalelamuehitus, siis tavaliselt on tulnud vastus selleks, see ei ole kohaliku kohustus, selleks vahendeid ei anta. Küll aga antakse vahendeid hüljatud hooneteks, näiteks ka meie omavalitsus on saanud suurepärase vetelpääste hoone, mis on nõukogude ajal ehitatud ja on olnud pikk peavalu, võib-olla nüüd saab ka korda uue investori. Ehk omavalitsus võib leida hoonestusõiguse alusel, mis oleks otstarbekas, mitte maad müüa, vaid anda hoonestusõiguse alusel omal, kui jõud peale ei hakka, siis anda ettevõtluse kätte sõlmida avalikus kasutamiseks võib-olla uue hoone mingisuguseks otstarbeks, mida kogu on vaja. Nii, Jüri oli järgmine. Ma pean tunnistama, ma tahtsin selle lammutamise teemal ühe märkuse teha, kuna ma kuulen siin niisuguseid ägedaid poliitilisi seisukohavõtte, siis ma pean ka nendega natuke õiendama. See maade munitsipaliseerimise teema, olen puutunud kokku sellega mõlema külje pealt, nii omavalitsuse kui keskriigi seisukohal. Ma ei ütle, et kõik on hästi tehtud, aga kui ma mõtlen seda, et kui oleks antud rivitult need maad, mida on tahetud, või vastupidi, et neid hoiti võimalikult antud vähem, siis see viimane variant on kahtlemata olnud vähem kahjulik, kahest halvast väiksem halb. Niimoodi, nüüd siis see märkus selle kohta, et Eesti rahvas nagu teised Balti riigid läksid hulluks ja erastasid nõukogude ajaks elamispinna, siis kuidas nüüd seda hinnata, minu arvates ma olen nagu jõudnud sellele arvamusele, et ükskõik millised hädad sellega kaasas ei käinud või siiamaani ei ulata, aga tolles konkreetses olukorras oli see jälle kõikidest halbadest kõige väiksem halb. Nüüd lõpuks selle lammutamise juurde, ma tahan seda väita, et igale tööl on oma tööriist. Ma ei tea, miks pärast Eestis tihti peale aetakse mingit tööd vale tööriistaga. Sundvõõrandamine on kahtlemata ka Rooma õigusest tuntud asi, aga see kindlasti ei ole see tööriist, millega sammunegi mingit kaelakukkuvat sara, eks ole, ära hävitada. Sest et lammutada ohtlikke või inetuid asju, see peaks olema üks traditsiooniline, suhteliselt rutiinne administratiivmenetlus. Ja juhul, kui Eesti riigis ei ole seda sisse seatud, seda administratiivmenetlust või teda ei ole käima saadud, siis järelikult keegi peaks sellega tegelema ja kui minna selle üles selle sundvõõrandamise kaudu, siis see on see klassikaline kujund, kuidas varblase parve lastakse suurtükiga. Jüri, täiesti nõus sinuga. Konkreetne küsimus. Lihtsalt ma ütlen kohe märkusena, et
et tegelikult on asendustäitmise ja sunniraha seadus täiesti olemas, seda on ka korduvalt kasutatud ja see ei tohiks olla iseenesest probleemne. See käib siis nõnda, et omanikule tehakse ettekirjutus, asi kas korda teha, normaalsele standardile vastavaks muuta, või siis leida mingisugune või leppida mingisuguse muu lahendusega. Et ega sundvõõrandamine ongi lõpuks seal üks kõige viimaseid lähenemisi ja sellepärast see probleem sai ka tõstetud, et see tegelikult on üks kohaliku elukeskkonna küsimusi, millegipärast see asi ei ole lahenenud ja ükskõik kui suuri Euroopa Liidu rahasid sa ka ei saaks, sa ei saa minna teiste inimeste omandis olevat ükskõik kui halvas seisus asja lihtsalt lammutama, et see niimoodi absoluutselt mitte ei käi ja pigem see minu küsimus on, et kas on midagi, mida tuleks teha teisiti, et oleks omavalitsustel võimalik see asi ära korraldada. Et kas siis asendustäitmise kaudu või siis sundvõõrandamise kaudu, aga tõesti mingid variandid peaks olema ka sooriga. Ega sa vastasid mu küsimusele ära, mis ma tahtsin esitada, et kuidas saab võõrast vara niimoodi siis kohe niimoodi ära lammutada? Avalikes huvides on see vastus 2 sõnaga. Ei, aga asendustäitmise sunniraha kaudu saab, et selles mõttes, aga seal on omad protseduurid on tegelikult ees, et on lihtsalt nii, et sa lähed avalikes huvides tõmbad maha ilma pika jutuga, et see loomulikult ei ole võimalik. Lihtsalt kommenteerin, natuke puudutab seda meie teemat, ma tahtsin selle omavalitsuse ära kaotada, et omavalitsus on võimetu seda tegema. Samamoodi omavalitsus on võimetu, lihtsalt see on nii suur jama, et nad on reeglina nii väiksed, et see on niivõrd suur vaev, et nad ei tee seda. Samamoodi omavalitsused võitsid kehtetuks tunnistada detailplaneeringuid, mis on vanaks jäänud, nad lihtsalt ei tee, sellepärast neil on lihtsam, kuigi patsutab, ütleb, et ärme hakka seda kehtetuks tunnistama, ta on lihtsam öelda, et ärme terve hulk asju, mis on omavalitsusel nagu nii õrnad või liiga lähedal sellele inimestele. Eriti kui Tallinn-Tartu välja arvata. Tallinnas, kui sa vaatad Aia tänavat arhitektina ja see ei ole ainus koht, siis mina näiteks ei saa aru, miks aastate kaupa linn laseb kõigepealt majadele ära põleda, mitte ta ei lihtsalt loomulikult ei tee ettekirjutust ja ei sunni selle kaudu asju korda ajama. Ma olen ühes osalenud natukene serva pidi, kui üks garaaž ära lammutati. Ja see oli juriidiliselt nii keeruline protsess, et selles osales nagu umbes 12 inimest ja kõik mutrid pandi ükshaaval kirja, mitu mutrit kruvi. See on nii keeruline, eks kujutad ette juriidiliselt, see on eraomand. Garaaž ei ole eraomand, aga kõik, mis seal sees on. Isegi see oli riigi maa peal, võõra maa peal. Isegi see, rääkimata see, kui tuleb oma maa peal. Ma tahaks tuua, et oma valitsus ei ole võimeline. Seda tahtsin välja tuua. Näited on kümneid ja kümneid teisi ja ei ole nii üheülvalises asi. Omavalitsused on kümnete kaupa lammutanud suuri kortermaju. Motivatsiooni küsimus. Margusel üks vahe märkusi, siis lõpuks sõna. Küsimus on omandist. Küsimust, millisest omavalitsus üldse? Selles jutt oli või? Kus sa baseerud? Ma baseerun Eesti Vabariigis põhiliselt Narvas, Tartus, Tallinnas, Vihula vallas. Ja need näited olid erinevad. Ma tahan öelda lihtsalt siia juurde, mitte kuidagi vastandada, aga ma ütlen, et Eestis on üle 200 omavalitsuse ja nad on kõik oma nägu ja oma juhtidega. Ja ma ütlen, et Eestis on väga häid omavalitsusjuhte ja omavalitsusi ja kogukondi. Ja sellepärast ma räägiks sellest kohalikust omavalitsusest, nii nagu teie seda püstitate siis vastupidises suunas. Me oleme juurus käinud täpselt selle teie näite läbi vastupidi. Sinu sõber Raidi on seal, eks ju. Et see on võib-olla mõne minuti jutt, aga ma kiirelt teen pildi teile. 7 aastat tagasi oli see kohalik omavalitsus, see suur ring ja ta ei töötanud. Me jagasime ta tükkideks, tegime 4. Seal ei olnud punktides, seal olid nii-öelda 4 punkti, mille ümber on külad ja ei toiminud see kogukond. Väga raske oli leida inimesi, kes seda keskust hakkaks seal toimetama. Aga tänaseks on igas keskuses olemas seesama rakuke, need inimesed, kes seda kogukonda veavad. Me oleme ehitanud vastavatesse kohtadesse välja kõik eluks vajaliku, mis neil on vaja ja andnud need samad, nii-öelda kui nüüd selle teise grupiga rääkida, need samad külakeskused või hariduskultuurikeskused, meie nimetame neid kogukonna kätte. Me kanname ütleme püsikulud, kõik kurvalkulud on nende enda teha ja kokku korjata ja see toimib täna. Aga see ongi see, mida me just, ja see on see, mis on kohalik omavalitsus tehtud. Te tegite selle ise ära. See kohalik omavalitsus oma vallavalitsusega on väga vajalik, kuni teatud piirini, et need asjad toimivad.
ja pärast seda võib see kohalik omavalitsus maha astuda. aga te tegitegi selle vahetaseme ära täpselt see, ma nagu nii palju lisaks ülavõttes nüüd 1. septembris saadame kohalikud omavalitsused laialiste selle nii-öelda pakkus ise meie diskussiooni väriselt siin välja. Just. Ma lihtsalt ütlen, et ei saa lüüa lauaga ja üldistada, et kõik piirkonnad on erinevad, see kõik sõltub inimestest. Aga kas nüüd küsida nagu niimoodi, loomulikult on juttu sellest, et ennem tuleb teha see riigitasand korda ja altpoolt korda, aga kas ühel hetkel kas te kujutate ette, et nii ära taandades, et osades riigi kätte andes, näiteks ühistransport või haridus, ja teisest otsast andes niimoodi nende väikeste kogukondade kätte, et see muutubki väga minimaalseks? No riik on väga vilets nii-öelda omanik, eks me teame kõik. Et tegelikult on see eravetluse teema, eks, need samad valdkonnad, eks. Kas te näete, et see väheneb, see omavalitsuse roll, et ta võiks tunduvalt väheneda? Ta on vähenenud, sest riik on seda ise vähendanud, eks ju, ja seda omavalitsust on iga päevaga vähem ja vähem, sest neid võimalusi omavalitsusena eksisteerida on iga päev. Teie olete läbi teinud, me kahtlesime, kui suur osa omavalitsustest oleksid suutelised nii-öelda praegusest situatsioonist selle töö ise ära tegema. Et kas oleks vaja mingisugust jõulisemat nii-öelda katti seal vahel, eks ole? Et siin igaks üks mainin, et ükskõik kui kirglikult siin keegi oma seisukohti ei esitaks ja ma ütlen kohe, et minule kirglikkus ja isegi poeetiline nõelus meeldib väga, et siis ärge keegi suhku ennast solvatuna, keegi ei pea ennast õigustama ja loomulikult, et kui läheb solvanguteni ja kui rusikad mängud ülevad, eks me siis astume vahele, aga lõpuks ometi ma ütlesin kätte, et mina olen Mart Tartust ja muuhulgas ka Supilinnast ja see oli üks asi, mida me arutasime siin, et ma väitsin, et ma olen pigem ikkagi tartlane kui supilinlane ja et see on üks kohaliku identiteedi küsimus, et kui Ülar tahtis siin altpoolt üles ehitada, et siis me ehitakski kohe nagu Tartu esimese asjana, et me nagu väiksemaid asju pigem ei ehitakski. Võib-olla, ma ei tea, kas siin teised tartlased saavad seda mina olen Polin Supilinnane ja küll vaidlusen vastu, et kui sa paned Supilinna ja selle tasku ümbruse paned ikka samale purgale, siis palun vabandust. Jah, no ühesõnaga jah, aga jah, ma ei tea, sa oledki võib-olla rohkem Supilinna kui tartlane, et sinu ainuke kogemus Tartust ongi Supilinnast. Ja Järvi ülikool on ka, see on meil parimus Tartus. Aga see oli üks küsimus, mis jah, meil oli nagu, aga teine küsimus oli nende kadun või nende tühjade majade kohta oli see, et peaks ikka nagu selle poole ka sisse tooma, et väga palju neist tühjadest majadest siiski ei ole lammutamist väärt. Nad on püstihoidmist väärt, võib-olla nad on püstihoidmist väärt eesmärgiga, et nad saaksid uuesti kasutusse, aga mõned asjad on lihtsalt varemetena väärtuslikud. Ja see on asi, mis on väga tunnustatud suund muinsuskaitses juba aastasadu ja selles mõttes ei tohiks nagu seda oma kultuuri mineviku üks-üheselt kustutamist nagu seda eesmärgiks võtta kindlasti, et aga meil on muidugi teatud varemeid, mida on liiga palju, et neid võib muidugi vähemaks võtta, aga see ei peaks nii ühe vitsaga löötama. Mul on jah, et Vallo ja siis Liina. Minul nagu üks selline mõte tuli praegu sellest väga selgest omavalitsuse vaenulikkusest või nagu seda hästi palju, et tegelikult on Eestis vastupidine olukord, kus riigi ja omavalitsuse skaalal on omavalitsust erakordselt vähe. Ehk kui vaadata, mis funktsioonid ja eriti ressursid on jagatud, et kui me kogu seda tänast juttu räägime, et võimalikult alla delegeerida ülesandeid, siis see ei saa küll viia selleni, et riiki on veelgi rohkem. Et siis ma jalutaks küll siit minema, et siis me oleme midagi väga valesti teinud. Liina, ma soovin. Ja siis liigume järgmisse lauda. Tahtsin ka öelda nende lagunenud majade kohta, et siin tuleb eristada neid maju, mida sobib lammutada, neid maju, mida lammutada ei sobi. Ja võib-olla peaksime rääkima hoopis sundkasutusvalduse institutsiooni toomisest. Ehk siis, et kui on objekt, mida kohalik omavalitsus ja kogukond tahaks kasutada, mida omanik ise kasutusse ei võta, siis tehakse ka ettekirjutus, antakse talle mingi aeg ise sellega midagi ette võtta. Ja kui ta seda aega ei kasuta, siis X aastaks võtaks selle hoone valdusse seesama kogukond ja teeks sellega siis, mida ta parajasti vajalikuks peab. Muuhulgas võiks seda tulu teenimist kasutada. Aga ma tahtsin ühele asjale veel tähelepanu juhtida, et selleks peab sellele kogukonnale olema ka see võimekus seda objekti hallata. Minu meelest üks väga hea näide sellest võimekusest on Alatskivi loss, mis on tehtud just nimelt kogukonna algatuse korda selliselt ja kogukond ise ka haldab ja teenib tulu sellest muuseumina ja muinsuskaitseliste
hoonete ühisel jõul taastamiseks on asutatud Eestis ka tulundusühistu Casa Nostra, kes tegutseb siis National Trusti eeskujul, see on Suurbritannias üle 100 aasta tegutsenud. Aga see tegevus ei ole praeguseks käivitunud, see on väga erinevad põhjused, aga pikemalt nendele ei peatuks, et lihtsalt sellised. Nii, Anzori ja siis Rõusaar. Lihtsalt repliigi korras, et siin tekkis väike vastandus, et kohalikud omavalitsused versus kogukond ja suutlikkus ja mittesuutlikkus ja nii. Seal taga tegelikult kumab läbi üks asi, mida keegi pole vist tahu teemana juures öelda. See on üleliigne politiseeritus, võrdusmärk, erakondlik diktaat, mis KOV-ides tihti peale mõjub ebamõistliku argumendina mingit otsuste tegemisel või mingit otsuste takistamisel. Et selles mõttes lihtsalt mõtteselguse huvides siin jooksis üks või teine näide tegelikult oli pigem tõi seda välja, et kas kogukonna jaoks mõistlikke otsuseid tehakse tulenevalt sisemesest vajadusest või ebamõistlikud mingid kinnijäämised või tegemata jätmised või teises suunas otsustamised käivad tegelikult hoopis erakondliku huvi järgi. Et hoopis teine kogukond, kes mitte koha peal ei asu, vaid asub kuskil mujal, teeb otsuseid enda huvide järgi, et siin tuleb lihtsalt seda eristada. Ja sel juhul see ei ole enam linnaplaneerimise teemaga, see ainult läheb siis kokku, et see läheb juba otsapidi selle avaliku halduse poliitilise regulatsiooni küsimuses. Et mis määral on mõistlik siis seal allpool seda erakonna poliitilist diktaati nii-öelda läbi lasta, sest meil päris hiljem, ma ei hakka seda kasutama, tuli välja, et see hirm, et mis tasandile peab see kohaliku kogukondade liidu otsustamise õigus minema nii, et poliitilised erakonnad ei tule oma huvidega sisse. Ees kirjutati, et MKM-i üks põhjendus, miks ei saa näiteks teha üleriigilist ühistranspordisüsteemi, aga ühte piletit, et see on juriidiliselt liiga keeruline, siis minu jaoks, ma lapse sulle küsin, mis värk on, et see on ju juriidika diktaat, ka väga takistav ja et kas see peab nii olema? On raske, kui igal firmal on õigus näiteks võtta peale ilma piletita inimest, kelle nägu talle meeldib. Meil on erabussid, selles on see raskus. Ma tegelikult lühikest kommentaari siiski, kuigi siin Illimar kui Sander tundus, et raputused pead, aga et tegelikult Justiitsministeeriumi poolt, et kas see on ületamatu raskus, kui oleks poliitiline tahe, et ühistransport oleks üleriigiliselt korraldatud? Šveitsis on. Nii, väga huvitaks. Tegelikult ta ju on. Ületamatu raskus? Ei, ma mõtlen selles mõttes, ta on ju korraldatud. Ei ole. Maakondlik, okei, et kui me siin takerdume, Ott tahtis kohe sõna, siis Niina saab jätkata. Jah, tegelikult ongi niiviisi, et ta on korraldatud ja kindlasti on õigus ka nendel, kes ütlevad, et ta on halvasti korraldatud. Et ma lihtsalt toon välja 3 sellist ühistranspordikeskus, mis on sündinud Harjumaal, Järvamaal ja Jõgevamaal, eks ole. Ühistranspordikeskused, kus on siis riik ja kohalik omavalitsus ühiselt pannud oma raha ühte niinimetatud kassasse ja korraldab seda ühiselt, aga see piletitulu laekub sellele ühistranspordikeskusele. Ja kohalikud omavalitsused saavad oma sisendi anda ja näiteks Harjumaal on üha rohkem omavalitsusi, kes on andnud kogu oma õpilastranspordi korraldamise ühistranspordikeskuse korraldada. Meie leiame, et see süsteem on väga hea. Jah, see nõuab raha. Aga me leiame, et seda on mõistlik teha ühiselt. Kas sellised ühistranspordikeskusi peab olema Eestis 3? Ma ei tea, võib-olla 4 esialgu, lõpuks võib-olla ikka 1. Ja mujal maailmas need süsteemid töötavad samamoodi. Täna me arutasime seda, kas Eestis ei võiks olla ja ei peaks olema niiviisi, et meie riik ja kohalikud omavalitsused otsustavad seda, et kõik põhikooli õpilased saavad üle Eesti sõita oma õpilaspiletiga, mis on see viipekaart või kiipkaart kõikidest bussidest tasuta, ainult peavad oma sõidu registreerida. Kui 3 saab olla, miks siis 1 ei saa olla? Jah, kui 3 saab olla, miks 1 ei saa olla? Ma arvan, et see on ikka ainult töötundide, juristide töötundide küsimus, et tegi ka. Ikka väga palju huvide nii-öelda tasakaalustamise huvid. Aga mulle täna just Kalle Kütist tõi näite, et Hispaanias nii on. Mina ütlen, et Portugalis on samamoodi ja Madeira saare peal ka samamoodi. Et kellegi käest ei küsita raha, kõik õpilased sisenevad bussi, täpselt samasugune viipekaart nagu Tallinna linnas on nendel ka, õpilaspilet panevad sinna peale, pilet tuleb välja, kõik sõidavad. Ma ei näinud keegi. On omavalitsusi, kes ei suuda teha midagi nii lihtsalt nagu lihtsalt sunniraha rakendamine.
mis võiks veel lihtsam olla. Eks ole, siis no milles on probleem? Juura ei ole siin probleem. See on tihti nagu see kilp. Et see on ettekääne, no ma ei taha öelda, eks ole, laiskusele. Võib-olla tõesti on meil ametnikud, kes ei ole vastavat väljaõpet läbinud, ei oska paari paragrahvilist seadust lugeda. Tohib, ma toon kohe hästi konkreetse näite, seesama see tuleb sõnastada juriidiline probleem konkreetselt, milles on probleem. Tihtipeale tehakse niimoodi, näiteks sama see tasku või see bussijaama küsimus on ju. Tuli rahvas kohale on ju, hakkas ütlema, sellega on halvasti, sellega on halvasti, sellega on halvasti on ju. Ametnik selle peale ütles, et vastavalt selle paragrahvile esitage mulle siuke asi. Ehk tegelikult kasutada see ära kohale tulnud linna kodaniku teadmatust, et see on tema ülesanne tegelikult on ju. Ladustada ette paragrahvi järgi terve rea asju just sellisena vormistatuna, et sellega teha linna kodanike tahe võimalikult raskendatuks. Ma ei ütle, et võimatuks, aga raskendatuks. Ja selliseid näiteid on igavene portsioon, kus kas ametnik või poliitik ütleb, et see on võimatu sellepärast, et seaduse järgi see ja see asi on võimatu. Küsimus on nüüd selles, et järsku on vaja mingit avalikku teenust, mis linna kodanikku kaitseb ametkonna ja võib-olla poliitkonna nii-öelda valetamise eest, et see juriidiliselt võimatu on. Ma ei tea. No üks vabatahtlikus idee siit kohe siis tuleb, et tegelikult rohkem tuleks meil utsitada oma üliõpilasi, mitte andma tasuta õigusabi neile, kes on oma pärandi või üürivaidluste kätte jäänud, vaid et ka selgitaksid seda, kuidas niisuguseid suuremaid asju ajada. Või detailplaneerinud vaidlused näiteks. Absoluutselt. Aga ikka lollitad. Aga siin ei ole ilmselt mitte nüüd saamatuse taga, vaid avaliku huvi ja võimu lõhe. Need ei ole omavahel seotud. Nad ajavad eri asju. Me räägime riigi korraldusest ja selles mõttes ikkagi oleks riigid mõistlik mingeid asju korraldada võib-olla teisiti. Ja ühiskond transport on nagu ilmselge asi, mis on halvasti. Ma olen Harju maakonnast, on natuke väljas ja kui hästi palju Harju maakonnas Loksani bussid jõuavad, kõik liinid töötavad, ümberistumid töötavad 15 kilomeetrit, punkt pole üldse ühiskond transporti. Seal oleks vaja ainult mingi paar asja kokku viia, aga öeldakse, see on Harju, see on teine. Noh, see, mida me praegu räägime, võimu allaviimine eeldab palju suuremat ühistegevuse suutlikkust kui praegu see, mida sina räägid, see probleem. Ja, aga ei räägime sellest, et see teine ots läheb riigile ja ei ole midagi mõistlikumat kui selles väikses kogukonnas, mis on Eesti Vabariik nimeks. Ei oleks nagu, et kas ei ole tõesti võimalik korraldada kõikide nende ühist liikumist ühtselt viisil, kuigi te ütlete, et nad korraldavad, ma ütlen, väga hästi, väga halvasti korraldatakse. Vastus sinu küsimusele on, et tegelikult on see täiesti võimalik. Mina ei ole ühtegi takistust, tegemist ei ole olemused kohaliku elu küsimusega, ei ole ka ühtegi muud takistust ja selles mõttes ma tähendasin selle juba üles ja siin selle sama Marteni võimaliku lahenduse ühistranspordi jaoks võtsin ka sisse. Nii, aga Regina, Ott, Leno, Lauri, on teil seal veel midagi, mida te tahate siin teistega jagada või läheme siia Karri Ma räägin paari sõnaga sellest, millest me meie rahulikus rääkisime. 4. kapital esindusküsimus oli, et kas kogukonna abil on võimalik eluviis, mis sõltub vähem rahast. Muidugi me rääkisime paljudest asjadest, tervisest, sellest, kust raha üldse tuli, pensionitest ning õhku jäid muidugi enamasti küsimused kui vastused. Üks ärgitusküsimus oli näiteks, et kas riiklikult saab ja ka peab arvestama vabatahtlikku tööd. Ja minu meelest see ei saanud väga palju positiivset vastukaja, see küsimus, kas või juba selle tõttu, et kuidas arvestada inimeste väga erinevat panust. Muidugi on olemas need ajapangad, mis lihtsalt ütlevad, tund aega tööd on väärtuslik ja kõik olenevalt oled sa siis kirurg või saate ise näite mõelda. Ja muidugi käis läbi ka seda moodsast teotööst ja sellele nii kehv tähendus küljes, et pigem ei siin see jutt toppama. Muidugi valdkond, mis ka hästi küsimusena õhku jäi, oli see, et niikuinii riik ilmselt tõmbab ennast kõigist teenustest üha rohkem tagasi ja suureneb see meie oma vastutus. Näiteks
tervise küsimustes. Ja kui nüüd tekib see paus korraks, riik ütleb, et peate ise natuke nendest rohkem hoolitsema, aga ma ei ole selleks veel valmis, jään oma hädadega üksinda, siis läheb ilmselt tükk aega selleni, et see kogukondlik abi hakkaks välja kujunema ja tööle. Et küsimus siis jäi, et kas saab juba ette mingeid lahendusi hakata välja töötama ja nüüd kus tegelikult erinevad head väiksed lahendused juba siin-seal on, et kuidas neid siis skaleerida. Võib-olla Hille täiendada, aga selline küsimus õhus. Ja see kodanikupalga sõna läbi ja kuna ma Tarmot ei näe, siis ma ei saa palutada seda reklaamida, aga võib-olla keegi teine on ka kursis selle valdkonnaga, et kas see on nüüd näiteks hea ettepanek, mis meie tänasest õhtust võiks üles jääda. Natuke seletada, kuidas kodanikupalk selle eelnõu jutuga seondub? Selle võrra, et raha, kui meie üldine suur teema ja seondub, kuna me rääkisime enne tervisest, siis tervis on väga palju seotud sotsiaalsete oludega, siis teatava materiaalse tasemel loomine lihtsalt mõjutab juba inimeste tervist, ka ühiskondlikku käitumist. Küsimus. Kas see tähendab seda, et umbes need, et sotsiaalabid kuritatakse ära ja selle asemel on üks süüslane kodanikupalk? Oli nii selline mõte või? Et see on nüüd läbi töötatud mudel, et kui ma võin sõna järje üle võtta, et ma tegin isegi raadiosaadet sellest ükskord ja võib-olla on põhjust veel teha. Et algul ma olin täiesti läbinisti skeptiline, kuna minu meelest, ma ütlen, et see on see juristi vaatamine, et ma olen avalik haldust ka õppinud, aga nagu seda valdkonda mitte. Et mulle tundus see totrus, sest ma ei saanud aru, et kus siis sellesse kaubasse raha tuleb, millest ka ühele seda raha jagada. Aga et sellel isegi ma ütleks jällegi niimoodi, et ei maksa väga üleolev olla, et sellel ideel võib täitsa olla jumet, juhul kui kukuvad ära siis kõik administreerimiskohustused, et tõepoolest see, mida siis näiteks selle sama Gini-indeksi arvutamisel arvestatakse, et siis see nii-öelda sissetulekute jagunemine enne ja pärast siirdeid, et ühesõnaga kõik need siirded siis tehaksegi sellel viisil, et kõik saavad mingisuguse ühe baassumma, kelle jaoks on see pension, kelle jaoks on see lapsetoetus ja nii edasi, aga nime küljes ei ole, lihtsalt raha. Küsimus sellest, et kust saadakse raha, et neid väljamakseid teha, mida see tähendab nendele, kes täna juba siis neid toetusi saavad, see on enamuses riikides lahendamata, see on ka põhjus, miks minu teada seda lahendust ei ole kuskil üles võetud, aga jällegi ma ütleks, et ei maksa olla skeptiline, see mõttes vähe olla, Jüri. Ei, ma tahtsin nüüd ütelda, et Eesti poliitilise mõtteajaloos on olemas ju väga hea näide. Loodetavasti enamik on lugenud või siis kui ei ole lugenud, siis tormavad kohe, kui ma ütlen, meie üks suuremaid romaanikirjalikke Karl Ristikivi on muuhulgas kirjutanud ühe väga ilusa utoopilise raamatu nimega Imede saar ja seal on kodanikupalk regulaarselt läbi viidud süsteemselt, et sul ei ole vaja kaugelt seda ideest. Ma mäletas, ma arvan, et me olimegi saates kolmekesi, sina, mina ja Marek Strand. Regina? Juba peab Tarmo Ülistajast kõnelema, aga ta tõi näitud 50-60-ndatel USA-s või Kanadas. Sellega katsetati, oli palju positiivseid tulemusi. Ma ei tea, miks ära. Aga kapital on see teema, lugesin selle lehe läbi ja tegelikult kindlasti on kõige olulisem asi maa kui suurim väärtus, mis on kogukonnale vajalik ja ka omavalitsusele, riigile, ükskõik mis tasemel seda vaatame. Ja kui nüüd ütleme, et kogukond tahab kuidagimoodi enam maaga toime tulla, juhul kui tal on olemas maa kui suurim väärtus, on alati võimalik seda hoonestusõiguse alusel anda rendile. Et selline hea näide näiteks Soome direktorite ja ametiühingute liidud, mis tegelikult Helsingi kesklinnas on saanud kinnisvara omanikeks ja tegelikult täna nad ei pea nagu liikmemaksu pärast väga muretsema. Nende kinnisvara portfell on küllalt soliidne ja see võimaldab organisatsioonidel vabalt loovalt töötada ja edasi arendada ennast, et mitte ainult igapäeva murede peale mõelda. Nüüd kapitali puhul ja sellest kas kogukonna puhul ise välja tulla. Nali naljaks, aga kui me vahest koguneme oma sõpruskonnaga, siis me ikka arutame seda, et kas me võiks vanaduses kõik ühises majas elada, ehk elada niisugusest kommunavärgiselt, kus me suudaksime üksteist abistada ja aidata, sellepärast, et me oleme kõik kindlasti kaduvad ja mingis vanuses kindlasti meil oleks vaja, et me üksteist aitame.
et see mõte on kogu aja nagu olnud nagu hea, kui ka minu ema käis Poska tänav 5, kus on eakate inimeste toimetuleku ja abistamise keskus ja ma ütlen seda, et eakatel inimestel on samamoodi võimalik üksteist aidata, abistada ja selleks ei olegi väga suurt raha vaja lihtsalt sellist head kogukonna tunnet ja ka eakad inimesed võivad ka ühises kommuunis elada. Midagi sellest halba pole ja elu nautida ja seda raha võib-olla jääb kamba peale rohkem üle kui üksi penni. Jah, et see oleks tegelikult üks aladega, mis täna isegi olnud, sest et Andrei Mustov pidi ka tegelikult tulemus üks tema mõtteid olnud ja jällegi loomulikult vabatahtlikkuse alusel, et pigem saab olla küsimus, et kuidas riik ja siis kohalik omavalitsus selles vormis, millest ta on, et saaks soodustada seda sorti lahendusi. Ja tahtsin lisada, et tegelikult ka see Regina poolt viidatud temaatika on, kes on siin kõik lugenud, on praegusel hetkel väga oluline, ehk siis küsimus sellest, et kuidas vähendada rahavajadust selleks, et igapäevaselt ja õnnelikult ära elada. Et täitsa tõsiselt, väga palju selle üle mõeldakse, et majanduskasv ei saa olla lõputu, et ei ökoloogilistel ega paljudel muudel põhjustel, seda muidugi vaidlejaid on erinevatel pooltel. Ja siis on küllalt palju neid, kes tegelikult on oma tarbimist ja rahavajadust üritanud vähendada, et ehk siis kasvatades endale ise seda sama toiduvilja, vahetades teistega teenuseid, taaskasutades asju ja nii edasi. Selle peale majandusteadlased muidugi ütlevad, et aga kust siis tuleb sotsiaalhoolekandesüsteemi jällegi raha, et kui sealt ei tule käibemaksu, ei tule seda, ei tule seda. Aga et kastist välja mõtlemisel see võib olla üks asi, mis põlvkonna pärast on aktuaalne. Külli. Ja kui ma lugesin ka sellest ruumiteistede osa, mis puudutas võimalusi vähema rahaga hakkama saada ja kuidas kogukond üksteist saab aidata, siis see mulle hästi tegelikult meenutas minu lapsepõlve. Tõepoolest külaühiskonda 80. aastad, kus raha ei olnud ja kus traktorist tegi kogu külal traktoritööd ära ja nii edasi. Ikka viinalist. Just, sinna ma tahtsingi jõuda, mis oli tollal oli suur probleem, et tasu ei olnud mitte raha ega vastu teenus, vaid tasu oli viin. Ja ma arvan, et sellest on Eesti külade alkoholi probleemid väga palju tulemas. Nüüd, kas ei võiks mõelda hoopis täiesti vastupidi? Et jälle majandusteaduse mõte on ju see, et rikkus tuleb sellest, kui raha liigub. Ja mõelda just hoopis vastupidi, et äkki lahendus võiks olla sinnapidi, kus iga inimene teeb seda, millest ta on professionaalselt väga hea. Ehk ta teenib tulu oma professionaalse tööga ja siis ostab teenust kogukonnast sisse, et seda tasuta, üks variant on see, et jurist annab tasuta õigusnõu ja keegi siis tuleb ja kasvatab talle juurikaid ja porgandeid või hoiab lapsi või siis vastupidi, jurist annab raha eest õigusnõu ja siis keegi tuleb ja kasvatab tal lapsi, kasvatab juurikaid ja maksab sellele inimesele. See on nagu minust ühe mündi kaks poolt. Ehk meil peavad olema inimesed, kes on professionaalselt võimelised tegema midagi ja selleks, et oma professioonile pühenduda, on neil vaja neid teisi inimesi kogukonnas, kes aitaksid tal pühenduda, kas siis arstid, teadusele või millel iganes. Minust on nagu ühe mündi kaks poolt, et me ei pea mõtlema ainult seda, et kuidas ilma rahat hakkama saada, vaid seda, kuidas see raha rohkem käima panna. Ma tahtsin öelda, et me ka arutasime seda siin ja me jõudsime selleni, või me ei jõudnud, aga selle vastunäide on see, et palju odavamalt ja efektiivselt osutab see teenus suurkorporatsioon kui see kogukond tänaste reeglite järgi. Lihtsalt see on niisugune loomulik areng. On teenused, mida sa ei taha, et teeks suurkorporatsioon. Võtame hästi isiklikud teemad. Lapse hoidmine, kodukoristus, aedvillade, juurikate kasvatamine. Et pigem see suund on nagu teisele poole, et sa tahad, et sa tunned seda inimest, kes seda teenust sul osutab. Ja kui sul on raha üle, siis sa teed seda. Kui sa loed kõige kuidas see oli, munadega näiteks oli näide, et 9 miljonit tuuakse sisse, 3 miljonit viiakse välja. 6 miljonit on seda muna, mis Eesti rahvas, eks ole, impordib tegelikult sisse. Et tegelikult vaatamalt see ikkagi hind on odavam, suurkorporatsioon teeb odavamalt. See on väga palju suhtumisprobleemi, sellepärast, et mina näiteks oma külas näen kohutavalt vaeva sellele, et maksta küla taadile rohkem munade eest, et ta jumala pärast oma kanu ära ei kaotaks. Ja ta räägib mulle kogu aeg, et ei, ma lõpetan ära nende kanadega. Kuna ma maksaks veel 2 korda poehinna, et kas see siis hoiaks. Ja niimoodi käib tegelikult, et see on nagu mõtlemise ja läbiviimise ja sidemete loomise küsimus, et töötaks ikka. Et vaate, kas see lahendus ei pea olema sunniviisile kõikidele, et paljus me arutame seda, kuidas üle kogu Eesti säilitada iga ühele sedamoodi elamise võimalus, nagu tema tahaks.
ja et kuidas, ja jällegi, et siin ei saa minna inimeste eraelu korraldama, vaid pigem on küsimus, et kuidas riik või omavalitsus mingis asjas abistaks, võib-olla milleski tõmbas tagasi riik ennekõike näiteks kas või õiguskorra keerukuse osas, et need on need küsimused. Nii, aga siis olid reaalsed Regina. Jah, räägid. Et meil see paindlikkuse teema oli ka jutuks, et see on üks asi, mida võib-olla selles mõttes nagu seadusandlus võiks nagu rohkem soosida, et mida kogukonnad saaksid teenuste vahetamise muuta selliste teemade osas ise rakendada. Et see soosib ka vastutuse võtmist oluliselt rohkem ja seda sellist meie tunnet ja iseenda panemist tegevustesse kogukonna ellu. Et mida rohkem on reglementeeritud kuskilt kellegi kolmanda poolt, seda vähem inimesed ise vastutust võtavad. Et lühidalt saate vastuseks siis Regina ja siis läheme siia laudade eemale, mõelge, kes räägib, et kas Vallo alustab, Valli. Tore vastuolu diskussioonis, et me peaksime rohkem reguleerima, me peaksime õiguskorraga suunama inimest kuhugi, või me peaks seda just vähem tegema. Et siis saaksid inimesed ise teha. Aga teine asi, mida ei tohi ära unustada, on eluviisi küsimus. Et meie eluviis on muutunud. Me ei saa sundida seda vanataati oma kanu pidama, kui küsimusel ainult majandus, et kas tal on majanduslikult kasulik neid kanu pidama. Kanu peetakse lihtsalt eluviisi pärast, mitte majandusliku tulu saamise. Ja kui eluviis on muutunud, siis hakatakse tõepoolest lugema raha ja vaatama, kas nende kanade pidamine tasub ära või tasub. Aga see maaelu on olnud eluviis ja seal ei ole loetud, kui palju üks muna reaalselt maksab või ei maksa. Ja kui eluviis muutub, siis me ei saa seda seadustega sundida tagasi nendesse vanadesse raamidesse. Aga on ka näiteks, kus eluviis on muutunud sedapidi, et noortel ei ole tööd, näiteks Hispaanias ja nad lähevadki maale ja kui ongi neile pakkuda neid maha jäetud maju ja vaba maad, kus nad saavad oma elu korraldada, kas või mingisugused aastad ja võib-olla väga õnnelikud selle hetkeni, kus lapsed kooli peavad minema. Et üks mitte üle seda eluvõimalust inimestel jätta, mis ei tähendab mingid muud ära kukuvad. Üks lihtsalt väga lühike, et tegelikult praegu käib ju sõrra versus nurm. Väike talumehed või talumehed, keskmised talumehed versus suurtooted, eks ole. See on see sama. Küsimus on see, et millist poliitikat me teeme. Saame küll suunata, kui me lihtsalt hakkame sättima neid asju. Nii, aga Regina, lühidalt ja siis täpselt. Ja ma tahtsin lihtsalt küll kommentaariks öelda, et üks vahend, mille puhul hinnatakse, et see suurendab kohalikku majandustegevust, on kohalik raha. Et kas või lihtsalt inflatsiooni tõttu, et me ei taha, et see kätte jääks. Nii kaua see viinapudel ei ole. Kuidas? Nii kaua kui see viinapudel ei ole. Jah, see saab vormistus võib olla erinev. Ja paberilipakad on kas või Paides käsi. Aga teil on nüüd siin, ma usun, et neid kõnelejaid Mikrosoori alustab ja siis... Ma arvan, et ärge oma ootusi liiga suureks tehke. Need on juba väga kõrged. Ja see näeb välja umbes nii, et kuna Kari tegi otsustava vea, ütlesid, et kuna mina ei ole valdkonna inimene, et las ma siis koordineerin või annan sõna või on aega. Ja kuna ma teadsin, et kõik on spetsid ja spetsid on kaldus minna detailidesse, siis ma proovisin nagu mitte kedagi lasta liiga detaili ka jändama, vaid andsin kohe järgmist sõna ja siis proovisin leida mingeid üldistusi. Sellest tulenevalt võib-olla ei ole tulem päris see, mida võib-olla siin linnalabor ootas, aga no vähemalt ma räägin ja siis, kui ma hakkan osakule kiskuma, et siis keegi praksatab mõni. Et esimene ring oli see, et kuna meil on kaks väga vastandlikku, inimene ja kogukond, mis on väga üldistav, filosoofiline variant ja siis on tegevused teenused, mis on väga praktiline. Et siis me pendaldasime kahe äärmuse vahel ja alustasime sellest, et kõigepealt, kui me räägime kogukonnast, inimesed seal sees ja tegevused teenused, mis on jälle KOV-iga nagu kaasavad, mis automaatselt tuli paralleelmõtleme, kohalik omavalitsus. Et siis esimene asi, millest me kokku leppisime, et peab olema regulatsioon või kirjeldus või vahend peab olema selline, mis võimaldaks erinevaid lahendusi nagu välja pakkuda ja teostama panna.
sest erinevad paikkonnad on hästi erinevad, siin jooksis see läbi ka. Järgmine teema, mis tuli sisse, on see, et see peab kirjeldama teatud funktsionaalsusega, et on mingid funktsioonid, mis on vaja täita ja on mingid funktsioonid, mida võib-olla ei ole vaja täita ja see mõõde sisse. Mida saab ise teha? Ja, mida saab ise teha. Siis tuli sisse see teema, et ka võib-olla see lihtne tasand, et kogukond või KOV ja riik, et see on võib-olla liiga simplified, liiga lihtne, kui primitiivselt lihtne on ju. Et võib-olla on vaja ikkagi mingit vaheastet. Ja teine on see, et mingite tegevuste jaoks peaks ikkagi see raha, mis keskselt kokku korjatakse, jõudma otse alla kuidagi, mingi korrelatsioon peab olema, et see, mis on sul ülesanne ja see vahend, mis sulle antakse. Sealt edasi, tuli vahel, tuli korraks see koht, et kas on asi hoomatav või mitte hoomatav, eks see suuruse teema sisse, et eri paikades on ju erinev asustustihedus. Ja siis ma võtsingi nagu emede otsa pihku ja hakkasin küsima neid vastandpaare, mis üksteist et millega siis neid kohalikke omavalitsusi või kogukondi kirjeldada või nende suhteid ja seoseid. Ja siis me leidsimegi, et on avalik, mis tuli teenus, vara, ruum versus erateenus, vara, ruum on ju, millega võiks kirjeldada. Kirjeldasime niimoodi ei jõudnud, sest tunni aja jooksul niimoodi nii suurt tööd ette ei võta, eriti kui on 5 erinevat maailma on detailiduseni olemas. Aga siis oli kindlasti tuleb arvestada ka hõre, tihe, näiteks maakogukonnad on absoluutselt teistsuguses keskkonnas, kui on linnakogukonnad on ju, ja sellest tulenevalt on juba arusaam suurusest ja intensiivsusest ja ka turvaruumist kõigest täiesti erinev. Siis tuleb, ja hiljem ma räägin sellest veel edasi, tuli see võõrandumine pro-osalustunne, mis osutus meie jaoks väga oluliseks mingi hetk. Siis oli teenus versus pro-ise tegemine ja siis ka võimu teostuse puhul, et pädevus ja voli. Et see ei pruugi alati olla nagu kokku langev, kuidas. Pädevus on siis teadmiste, villumuste, oskuste kogum ja voli on siis see võim seda teostada. Ja siis oli meil veel ka üks paar territoriaalsus ja vaimne ruum, sest tihtipeale, kui me nüüd jõuame selle inimese kogukonna juurde, siis see identifitseerimine territoriaalselt toimub minu territoorium, aga see võib olla ka nii, et mingis territooriumis on hoopis teise seltskond, kes hoopis on vaimse mingisuguse territooriumi kaudu oma vahel ennast kogukonnana defineerinud. Et see lõige on ka, et see võib vaada segadust selline, aga võib olla ka täiendav tegu. Ja siis see suuruse ja väiksus. Ja mingi hetk me läksime siis tegevuse teenuste juurde, et tekkis vajadus nagu hakata vaatama, et kuidas nüüd kogukonna juurest me sinna riigi juurde jõuame. Ja üks asi, mis on minu arust väga nutikas, ma ei mäleta täpselt, kes seda meil ütles, aga et ärme aja segamini riiki ja keskvalitsust. Sest nii kui me hakkame rääkima inimene riik on ju, siis tuleb kohe see võõrandumine sisse, sest me lepsime kokku, et kui me räägime inimene kogukond saab edasi mingid struktuurid, siis võõrandumise osalustunde, see on mõõdetav ja see on üks olulised parameetreid, millega mõõta saab. Sest kui inimene ei tunne osalust mingi territooriumi, mingi kogukonna suhtes, siis on võõrandunud, tal ei lähe see korda. Ja me leidsime ühiselt, et väga suur kriis on praegu see, et inimesed on võõrandumus riigist, aga tegelikult riik oleme me ise ka, siis oleks väga mõistlik väitlustes asendada riik keskvalitsusega. Valitsustasand, Riigikogu, keskvalitsus. Ja siis hakkasime liikuma siis juba teenuseid pidi, et me hüppasime. Vahepeal oli haridus, vahepeal oli avalikud teenused, aga et seesama, et hakata vaatama, et kus see võõrandumine oleks minimaalne ja osalustunne maksimaalne, et need nii-öelda vajadusi pidi, mida siis üks teenus või ise tegemine siis katab, hakata liikuma ja kokkuleppe oli veel üks. See, mis me mõtlesime, et lautuna poolt ettepanekud nii-öelda. Et üks oluline asi, millele me jõudsime juba konkreetsemalt, oli see, et mingi menetlemine ja otsustamine ei pruugi olla samas kohas. Ei tohigi olla mõne asja puhul. Me tõime näite selleks detailplaneeringu. Et näiteks kohalik kogukond peaks otsustada sama, mis tema territooriumil toimub. Aga samas seda menetluspädevust ei ole.
ja seetõttu peaks menetluspädevus jõudma sinna, kus on see võimekus olemas, on ju, aga see, kes menetleb, ei otsusta. Otsustab ikkagi see, kes, kelle ruum see on. Hiljem ma panin juurde, et korraldamine võib olla ka seal vahepeal, näiteks mingi asi. Aga see on peamine. Ja siis me leidsime, et hakkame tegema nii, et all on kogukond, ülalpool on keskvalitsus ja siis pikki neid tegevusteenusliine niimoodi. Et sinine, mängime, et see on menetlus on punane, seda saab siis lasta niist ülespoole, kui hakkate jälgima ja otsustamine on sinine, selle aseme allapoole kogukonnal lähemal, et mis liini pidi siis edasi liikuda. Siiamaani on kõik olnud korrekt, on ju. Ja siis võtame nüüd natuke teises järjekorras, kui me arutasime, aga mingi liini järgi, et haridus. Me leidsime, et põhiharidus ja ütleme selline seltsiline harrastusharidus või siuke asi, et see on puhtalt kogukonna asi. Ja kui kogukonna all, siis me just rääkisime seda, et me... Algharidus ja seda harrastusharidus. Et see on siis maapiirkonnades nimetame seda nüüd, ma riskin jälle kasutada ebapädevat terminit, aga küla, selts ja linnas on siis asurkond või asumise selts. Ja meil oli sellest hea rääkida, kuna ma tõin ühe näite Kolga-Jaani vallast, kus me praegu käivitame külaseltside moodustamist, kus mitme küla peale, vaadatakse territooriumi ja seda asustihedust ja tehakse just paraja suurusega külaseltsid, kes koos koolituvad ja koos teevad külaseltside liidu selle kihelkonna piires, mis on valla piiridega koos õnneks, Kolga-Jaani on lihtne. Ja siit edasi on juba külaseltside liit, kes korraldab mingid laiemaid asju. Et sel juhul peaks olema alghariduse teema, peaks olema ikkagi selle kogukonna teema. Ja see ei pea olema nii, et nad peavad endale maja ehitama, peaasi, et see funktsioon saab täidetud. Ja riik saab ülevalt või keskvalitsus paneb paika need õppekavalised kvaliteedi normid ja kõik muu on. Aga see asi on kogukonna oma. Siis me liiksume edasi, et põhihariduse teema võiks olla kogukondade liidu oma. Ehk siis ütleme kõik külaseltsid mingi piirkonna peal, kes ei ole hoomame ennast ühe territooriumi liikmetena alati. Ehk näete, et teisi tasandid pidi liigume, et ma olen selle küla elanik, selle külaseltsi oma isetegevusliku alt üles tuleva initsiatiivi ja siis ülalt tuleva korralduse vahele, sest siin Karri siin poetas siin ühte koma teist, et gümnaasium jääb nüüd sinna kuskile, millest me võime edaspidi rääkida kohaliku omavalitsuse esimesest astmest vist, jah? Aimar, kes kuskis sinna poole. Või teisest, jah. Just teisest, vabandust. Piirkonnast. Jah. Regioonist. Ja sinna me jõuame. Siis oli näiteks liikumistaristu, kus on nagu teed ja internet ja muu kraam. Seal läks see korraldus läks kohe sinna ülesse, sinna keskvalitsuse peale suuresti. Nagu et... Aga see, et otsustamine jälle, see on jälle kohalik asi, et kuidas need bussid peavad liikuma ja mis intervalliga ja muu asi. Et see võiks olla jälle mingi piirkonna peale. Sinna metalli jälle jõudnud, sest aeg sai otsa. Siis oli elukeskkond detailplaneering, seda me juba tõin ühe näitena, et otsustus on all külakogukonna juures ja menetlus peaks istuma regiooni või suurlinna tasandil, kus me hakkame juba nimetama neid juba mingite liiginimedega asju. Siis oli sotsiaalabi me ei jõudnud, me tõin ta välja, ta on oluline, mingis lõikes on see kogukonna teema, sest mingi asi ongi et kellelgi tööd ei ole, aga näiteks põlluvarun lihtsalt tellib ta käest puulõhkumistööd. Siuke asi on nagu kogukonna teema päris ausalt. Aga mingid asjad on kõrgemal tasemel, aga Karril on siin niikuinii on juba varem kirjutistes olemas selle sama teema kohta, mida olid. Igatahes. Ja julgeolek tuli sisse, aga me ei jõudnud sellega jälle tegeleda, sest me tegelesime selle ühtlustamise, selle kirjeldustaristu kokkupanemisega. Ja siis töökohtade loomine, valmises meil vaidlusi, siis Karri ütles, et töökohtade loomine on ikka korraldus ja selle võimaldamine on ikkagi vähemalt suurlinna ja regiooni tasandi asi, sest allpool ei ole seda pädevust. Aga siis oli vaidlus jälle, et kuhu jääb erainitsiatiiv ja kõik see, et nähtavasti on seal jälle see koht, et tuleb täpsustada, mis tähendab menetlus ja korraldus ja mis tähendab otsustamine.
aga põhimõtteliselt meil oli siis jah, et hakkasime mingi hetk kirjutama nagu, et peame jõudma, mida linnalaboris meil tahtis, on ju. Et sinna poole, aga jälle pooleli. Igas menetlemine ja otsustamine ja ka siis mõnel juhul ka korraldamine ei pea kokku langema, mõnel juhul ei tohi. See on üks mõte. Teine oli see, et tegelikult kogukonna juht, tekib külaselts näiteks, on ju, või asumiselts. Et see peab olema ikkagi, altpoolt ikkagi selgesti valitud, on ju, aga ta ei tohi olla tasustatav. Sellega ei tohi automaatselt kaasneda mingisuguseid soodustusi, mingisuguseid hüvesid, sest siis võib tulla kellegi motiiv võib olla hoopis hüvede peal kohale minna, mitte nii-öelda tööle. Teine asi, millega tuleb tegeleda juristidele, on see, et selle kogukonna juhil legitiimsus. Ja kui ta läheb sinna kõrgemal poole, teeb kõnetluse, on ju, et tema käest küsida, aga keda sa siin esindad? Et see tuleks nagu läbi mõelda. Ja see langes kokku selle sama, et võimuteostuse, et voli ja pädevus, jah. Sealt edasi meil kohe tekkis üks moment, mida ma korra puudutasime, aga ei jõudnud kuhugi arutada läbi, on see, et kui sa oled nüüd seal asurkond linnas, on ju, või külakogukond seal külas, külad ja seltsid teevad mingi territooriumi peale, mida tunnad enda omana sellel tasandil, teevad mingisuguse külavanemate mingi esinduse, on ju, linnas on jälle see asurkondade esindus, on ju, et nende suhtestumine järgmisse sellise siiamaani hoomatavasse nii-öelda võimuüksusesse, meil oli siis külas oli siis nagu versus vallavanem ja linnas peaks olema siis versus linnasavanem. Ja nüüd tuli see välja see poliitilise nii-öelda huvi, ehk on kuskil mingi kogukond, kes teostab avaliku vara pealt oma erahuvide realiseerumist, on ju, et kuidas nüüd need kokkupõrke kohta vältida ja üks mõte oli see, et suurlinnad tuleb ikkagi tükeldada, hoomatataks tükkideks mingisuguse elustiili või viisi või mingi piiri järgi, tunde järgi ja et suurlinna osa vanem valitaks nagu vallavanemat ehk altpoolt, mitte ei panda erakondlikult paika üles alla mingi üldvalimise järgi. See on nüüd üldse, mis me jõudsime. Aga siis tekib küsimus jälle, et see suurlinnapea ja maavanema tasand nii-öelda on ju, kui maavalitsused tekivad nii-öelda esimese astme omavalitsusteks on ju, et kuidas neid nüüd valitakse. See on nüüd teema. Arutamaks, me ei jõudnud selleni. Ja siis nagu te näha saite, et me tegelesime üsna palju nagu kirjeldavate instrumentidega ja neid detaillahendusi tuli selle võrra vähem, sest tõesti detaillahendusteni oleks muidu olnud nii, et igaüks oleks toonud mingi posu detaile, et oleks saanud Karja küla koeri tüüpi nagu lahenduspaketi. Aitäh sellepärast, et tegelikult õnneks on meil kõigile teie kontaktid olemas ja nii kui te olete valmis oma aega tahkus panustama ja ma loodan, et meie eelmised tegemised, mis on jõudnud tulemisteni, et need on olnud tulemust, et siis on tegelikult detailsed ettepanekud võimalik just kokku koguda. See on koodika pealt võiks edasi liikuda, see on päris põnev. Väga vahva, aga tahtsingi just anda sõna eraldi vallale, kes on siiski endine minister ja kelle reformi kavast siiamaani ikkagi räägitakse kui ühest neist, mida oleks kannatanud võib-olla veel viia, et kuidas sina seda näed? Et tegelikult, et pilt oleks selge või et see, mida nüüd praegu kuulsime, et see nõuab natuke harjumust, et nüüd see kõige madalam tasand on ju äärmiselt kirju. Seal on neid kogukondi igas suuruses ja nii nagu see alguses juttu oli, jah, et sellega peab harjuma, et see ei ole ühetaoline. Mis on häda, on see, et Eesti tänane kaart kohati ei ole üldse kogukondadega kaetud. Ehk kuidas me jõuaksime selle seisundega. Et iga reformiga tuleb komponeerida ka need üleminekud, kuidas teatud staadiumisse jõuda. Teiseks, et nüüd need vaheastmed, et need liikumised on ka erinevad, kuna Eesti on nii erinev, et mõne koha peal nüüd need kogukondade esimese astme ühendused, ütleme tinglikult midagi osavalla taolist on olemas, teise koha peal ei ole. Ehk need lingid peavad olema nii, et mõne koha peal saab otse üles, mõne koha peal on see vahepealne grupp ka olemas. Ja nüüd see, mis siin ebamääraselt joonistus, nüüd nimetame siis teiseks tasandiks. Et see on nüüd suhteliselt selline funktsioonipõhine ja hakkab ka erinema ja ta ei ole ka nii, et ta on selline identne ja võrdselt kaetud üle Eesti. Ehk hästi palju tuleb nüüd selle süsteemiga ümber harjuda, et pilt on kirju. Ja õigusloome, mis nüüd seda püüab raamistada, peaks olema võimalust loov.
ehk raamistada, mille sees on variatsioonid võimalikud. Mitte algoritmiliselt nagu paika panema ainult ühtemoodi ja siis öeldakse sulle ette, et see on võimatu, sellepärast et ja sellise poliitilise piltlikult öeldes liberaalse mantra seisukohast, et riik olgu õhuke, me ei lähe ka vastuollu või see teooria ei lähe ka sellega vastuollu, sest et see raam iseenesest ongi õhuke, riiklik raam. Et kui me tekitame lihtsalt neid kohalikke kihistusi rohkem. Liina. Mulle iseenesest õudselt meeldib see välja pakutud lähenemine ja see sama ka, et vaadatakse menetlust ja otsustamist eraldi ja et üritatakse leida sobivat tasandit. Aga ma tahtsin juhtida tähelepanu ühele ohule, mille vältimisel mulle tundus, et te ise nägite just lahenduseks seda väiksemat kogukonda. Et õiguskantsleri praktikast ilmub pigem, et lihtsam on kaaperdada erahuvides väiksemat kogukonda. Et see on üks aspekt, millele mõelda, et siin selles analüüsi paberis toodi heaks eeskujuks seda väikesaarte üldkogu, et ka sellega on praktikas tegelikult päris palju probleeme, registreerivad selle inimesed sisse hoopis mingitel muudel põhjustel, mitte selleks, et tegelikult kogukonna huvides kaasa mõelda ja kaasa rääkida, vaid selleks, et seal mingit erahuvi maksu panna ja nii edasi. Me ilusale tegelikult, sest me teeme selle koha välja küll, et kas sul on territoriaalne kogukonna kuulusidentiteet või seal tegutseb ka selline, kellel on mingi vaimsete, mingi muu väärtuskogumikul tugineb asi. Aga see on hästi põnev teema, et ei jõudnud sinna üldse haakuda, et need väga põnevad vaidlused omal ajal väikesaarte seadusega ja nüüd need omad kohalikud väikesaarte kogukonnad tuliselt osalesid, et kes siis, kuna seal on see põliselaniku mõiste või püsielaniku mõiste, et kes ta siis on. Ja tinglikult tuli seal nagu selline termin, et kelle korstnast talvel tuleb suits. Mark Soosa pakkus selle välja iseenesest väga piltlik, väga hea ja kuskilt tuleb nüüd see piir leida, mis lahendab seda sama probleemi, mis oli, et kirjutakse sisse ja tegelikult ei ela ja kes siis otsustab. Mina algatan. Ja see oli piltlik lihtsalt. Karri ja siis Ülar ja ma pean märkima, et kuna meie aeg on möödas, siis meil on võimalik seda arutelu iseenesest meie laua võtta kogutada ka. Et on võimalik seal eespool nendes teistes laudades jätkata, aga Karri kord. Teema jah see, et tealt oli isegi see Riigikogus mõni aasta tagasi eelnõu, kus hakati nagu inimese elamist nagu niiviisi jagama. Ja mingi hetk me ilmselt peame sellega minema, sest inimesed elavad 3, isegi 4 kohas juba. Tarbivad ruumi eri kohtades, eks ole, ja me peaksime sellega nagu kuidagi arvestama. Jah, aga see oli väga hea teema, et hästi põgusalt jõudsime rääkida, mis tookord idee tasandil, isegi esimeste arutluste tasandil 2007 oli üleval, et see sama teenuste tarbimine, et kuidagi seadustada ära nüüd see, et ma teen nagu ise valikuid, et mis teenused ma kuskil tarbin oma maksud ja jagan oma makse ka selle järgi. Et ma võin maksta makse 3 omavalitsusse. Vastavalt sellele, milliseid teenuseid ma tarbin. Et need arutlused olid täiesti üleval, aga neid seisma kõik. Okei, et on nüüd uuesti üles võetud. Mu kommentaar oli täpselt nende mõlema viimase kommentaari otsa, et mida me planeerimise oleme kokku puutunud, mis probleemiga tõsiselt kohe on see, et detailplaneeringu avalikustamine üldse. Ja avalikustamisel võivad peaaegu kõik sõna võtta. Ja laialdastus, kuidas sa teed vahet sellel, kes on tegelik see, kes nagu seal jalad maas on ja tema ütleb, et nii ei saa, või on siis kas sissekirjutusega või ei tohi jagada. Kui me räägime sellest, et sa tahad nagu detailplaneeringus osaleda häälega, siis sa ei saa ise. Siis on see küsimus, et kas sa Kalamajas võid häält teha, kui sa ei ole siin 4 aastat käinud ja oled elanud Austraalias. Et mida sa seletad, et Kalamaja ei tohi nii teha? Mis sest, et sa oled riigi elanik ja mis tahes. See tooks sisse minu arust väga sellise numbriliselt võimaliku vahet tegelikult. Et väga hea idee ja selle katsuks nüüd ka selle projekti raames edasi arendada, aga selleks, et meid siit välja ei visataks, kui sobib, et siis ma nüüd lühidalt alustaks meie laua tulemuse esitlemisega ja siis Margus ja Jüri täiendavad ja siis tõmbame Marvaga otsad kokku, aga soovijad saavad rõõmsalt edasi arutada seal eespool. Et meie teema oli siis pealinna regiooni reguleerimine. Et mida siin ka tegelikult välja pakuti, siin just tead kolleegid kõrvalt lauast, et võiks näiteks Tallinna lüüa tükkideks. Et siin meie tuletasime meelde, et omal ajal Thatcheri ajal siis London jagati sisuliselt 38 linnaks ja Londoni linnapeana esitleta seda isikut, kes ühte ruutmiili esindas seda Londoni kõige keskmist osa. Et võib-olla see piiride tõmbamine, ümber nimetamine jällegi ei ole asjade lahendamise võti, et ikkagi tuleks ilmselt alustada sellest, kuidas moodi ja mida tuleks teha, et inimestel oleks hea elada, siis tulevad igasugused ametikohad, piirid ja kõik muu.
Nüüd hariduse osas jällegi saame siin olla teistega nõus, et leidsime ka, et iseenesest põhiharidus, gümnaasiumiharidus ei ole olemuselt kohaliku elu küsimus. Tänasel päeval enam, kus tegelikult rahvastik on jagunenud üpris ebavõrdselt üle territooriumi. Siis üks asi, mis me mõtlesime, oli see, et praegu tegelikult on ka nende olemasolevate omavalitsuste võimalused arengut suunata väga piiratud, et nõutakse küll, et tuleks soodustada ettevõtlust või tuleks soodustada elanikkonna asumist mingisse piirkonda, aga samas neid meetmeid, millega seda teha, eriti ei ole. Et näiteks ära on kaotatud sisuliselt võimalused maamaksuga, müügimaksuga, kõige sellise olulisega reguleerida piirkondade kasutamist, mis võiks olla tegelikult paindlikuks tööriistaks. Küsimus pealinna regioonist, mis siis oli meie keskne küsimus, sai niisuguse lahenduse, et tegelikult on õigem rääkida linnaregioonist ja pigem koorus välja mõte, et võib-olla ongi 2 tüüpi omavalitsused või ka 3, et on nii-öelda linnaregioon, mis ei tähenda, et nad kõik liidetakse kokku, et ei pea saama tingimata Viimsist Tallinn, kuigi ta sisuliselt Tallinn kipub olema. Linna nimel meil on nii erinevad nähtused, Võhma linn näiteks, ta ei ole siin maal nagu võrrelnud. Mõisaküla linn on ka olemas, aga jällegi, et ma ütleks seda, et võib-olla see on minu isiklik arvamus ja võib-olla täiesti vale, aga mulle tundub, et nende nimede muutmine on alati kõik see lihtsam. Et sageli pannakse ka mõnele kassale või riigiasutusele uus nimi ja ollakse uhked pealegi, et jälle reform tehtud. Et minu meelest on sisuliselt ükskõik, mis ta nimi on. Et minu meelest nagu linnaline asula võiks olla linn, vallaline asula võiks olla vald ja mina ei traumeeriks inimesi sellega, et nimetaks sisuliselt linnalise asula, mis enne oli linn, nüüd sundkorras ümber vallaks. Et tähtsad on ju tegelikult ülesanded, tähtis on rahastamine. Aga üks küla puhul, näiteks Viimsis on korrusmaadest koosnevad külad, kus on võib-olla 1500–2000 elanikku, et see oli linnaline tegelikult, aga nimi on küla. Jah, tuleb küll, jah. Me peame selgeks tegema eluviisi ja tiheduse järgi mingid asju. Seda küll, et reeglite laienemine ühele või teisele sõltubki ju paljus sellest, et mis tüüpi see omavalitsusüksus on, aga mis tema nimi on, ma jällegi ütlen, et minu meelest on see sekundaarne ja kui inimestel on kujunenud välja harjumus nimetada mingit kohta selleks ja selleks linnaks või tolleks ja tolleks vallaks, no las nad nimetavad. Vähemalt minu meelest see ei ole esmajoones oluline küsimus. Ja lõpetuseks, et ei tundunud siis oluline, et peaks nüüd nii-öelda linnaregiooni kõik vägisi linnaks liitma, ehk siis ka selle, mis on siis see linna tagamaa, mis hõlmab endas eeslinnu, mis on tõesti linlikud ja mis hõlmab endas eramaju ja ka väga hajali olevat asustust. Küll aga tuleks tekitada siis niisugune teine kiht, mille raames tehakse see peaks sisaldama ka siis finantseerimiskorraldust, et olgu see koolide kulude katmine, meelelahutusasutuste kulude katmine ja kõik see muu, mis tegelikult pealinna regiooni raames igapäevaselt edasi-tagasi liikuvate inimeste poolt leiab kasutust, et ilmselt tuleks hakata asja vaatama niipidi, et see, et näiteks linnast tullakse elama maale, kas või pooleks aastaks, et see on ka sellele maakohale kasulik, selle sama maksude laekumise koha kaudu saab seda nõnda muuta, aga siis vastavalt tuleks ühiselt kas või need ühendusteed korda teha, et ei oleks seda olukorda, mis on täna siis Tallinnast näiteks Laulasmaa poole sõites, kus inimesed on väga pikalt tumbikutes ja iseenesest mõlemale poolele võiks olla kasulik nende teede ehituse ja planeerimise ühine korraldamine, sest et need inimesed on seotud nende kahe. Minu on kõik, kas sa Markus lisad, Jüri lisad? Ei, ma ei lisa suuresti midagi, et me jõudsime ikkagi sinna, et me peame naabritena piirideta mõtlema, eks ju, et ei saa olla nii killustatud ja oma väikses ruumis. Kui me vaatame siin just see viimane näide oli nagu Viimsi ja Tallinn, eks ju, ikka sõidavad seda piirita teed pidi. Kuigi nagu ei taha lahendada seda ühiselt, nad ei ole seda taristut suutelised üksikult koos haldama. Ja ütleme näiteks maal, ma ei taha linnalisi kooslusi väga suhu võtta, sest mul linnad kogemus puudub. Aga maal me mõtleme täna ikkagi juba väga oluliselt piirideta. 20 aastat on möödas, paljud asjad on valmis ehitatud ja ütleme, et meil naabritega käivad erinevad allasutused juba koos.
viimase näite võin tuua Kohilaga näiteks ühise muuseumi loomise, mis me riigilt üle võtsime sihtasutusena, rääkimata siin need juba olemasolevad teemad, mis puudutavad prügi, eks ju, ühistransporti siin oli jutuks. Ja jah, ma arvan küll, aga see on väga oluline. Minu kogemus ütleb seda, et identiteet, see kuuluvus, see teadmine, kuhu sa kuulud, see on kõige alus. Ja selle keskkonna tundmine. Mind täna tegelikult suures plaanis häirib see, et meie keskvalitsus ütleb, et me jookseme Euroopasse, teadmata, kes me ise oleme. Vaat see on üks väga oluline küsimus. Kooliharidus tuleb välja, kuidas tekib. Aga mul on üks küsimus, kas te planeerimisregiooni mõistes ka rääkisite selle puhul, et Viimsi probleem on selles, et sandpumbli kutati niigi külge ja vaatame, kuidas ta rikub, et tinglikult on nii. Nii nagu teilgi, et siis kui meil kõik huvitavaks läks, oli aeg tegelikult otsas, aga vähemalt me defineerisime selle küsimuse, et tuleb tekitada eraldi kohaliku omavalitsuse korraldusena, ma nimetan selle siis kihiks, et mis peab reguleerima selle, kuidas langetatakse otsuse, kuidas selle otsuse täitmist rahastatakse ja sinna kuulub nende ühiste objektide planeerimine, mis eelkõige puudutab teid. Et see puudutab meelelahutusobjekte, haridusobjekte, selleni me veel ei jõudnud. Kuigi me põgusalt arutasime, et kuidas oleks võimalik teha nii, et erinevad omavalitsusüksused oleksid motiveeritud kokku leppima selliselt, et keegi saab mingi asutuse, mis toob töökohti ja sellest lähtuvalt ka makse, et kuidas ollakse valmis kokku leppima. Mulle endale tundub võimalik, et see maksustamise korraldus ikkagi võib siin olla üheks väga tõsiseks võtmeks see, mida teie pakkus. Aga on soovi ja siis ma hea meelega loomuksin teile tänusõnad ja siis läheme soovijatega teisele poole. See on sama selle regulatsiooni ja maksustamise selle pealt, et väike vagur palve, et nagu kaks momenti võetaks nagu arvestada on see, et väljaspool Tallinnat või suurlinnast alal vähemalt on praegu see probleem, et kui löödi laiali väikesteks KOV-ideks, siis piirkondade strateegiline planeerimine on olematu. Mis vanasti oli siis kas maakonna tasand elementaarselt. Ja sellepärast tulebki rauni liikumine ja see peab kuskile jõudma, see läheb otsapidi meie õhupallide skeemi, otsustamine, korraldamine, planeerimine ja siis see menetlus. Et see moment peaks olema kindlasti sees ja teine on see, et võib-olla tänu sellele on ka väga suur erinevus, kas on Tallinna lähedased KOV-id ja mingid piirkonnad või sealt väljaspool olevad, kus see äravool on niivõrd tugev, et tegelikult see vajaks mingisugust reguleerivat sekkumist. See on nagu see, et erisus on ka seda. Selles suhtes, et ma enne ka rõhutasin, et piirkond on väga erinevad, et mõni on väga tühi ja väga juba aidatav, eks ju. Aga ma tooks ühe sellist termini siia veel sisse. Paljud võib-olla ei pea seda millekski ja selle kohta on palju arvamusi öeldud. Omavalitsusliidud, näiteks Raplamaa omavalitsuste liit. Ma vastan praeguse omavalitsusliidu juhina, Jüri oli üks esimesi juhte seal pikalt, see töötab täna väga hästi ja see lahendab meie nii-öelda strateegilise laia planeeringu osa. Me tõesti oleme täna seal maal, kus me üldise pilte ja trende vaatame koos. Keegi ei pusi enam vastu. See, kui kuskile ei ole mõtet asja teha, siis seda enam ei tee. See aeg on möödas. Et paljud strateegilised asjad me lahendame ja lepime kokku. Okei, ei tee siia, teeme siia. Mul on üks küsimus, et kui Rapla on ju kogu aeg olnud nagu mudel näiteks omavalitsuste liiduna ja osa on nüüd nende aastate jooksul on nõrgemaks läinud ja kaotanud oma tugevust, et kuidas nüüd Raplal on õnnestunud hoida seda endist taset või tugevada isegi? Ma isegi võib-olla ei ütleks, te mõtlete nüüd erinevaid omavalitsusliide. Eks see on kokkuleppe küsimus ja võib-olla me tõesti oleme, see põhi on nii hästi laotud, eks ju. Ja meie üks suur pluss on see, et meil on tugev juht praegu ees, direktor. Ja ütleme, et miskipärast on olnud nii, et seda liitu on juhtinud väiksed vallad. Või valla, nii et juhatus on koosnenud suuresti väikestest valladest esindatud inimestest. Et see on nagu huvitav omapära. Mis ootab? Sorry. Ja me oleme öelnud, et see on apoliitiline organisatsioon ja rõhutame seda kogu aeg. Et sinna ei ole lastud nagu poliitilisi tõmbetuuli sisse. See on nähtavasti Rapla erinev. Erakondlikes poliitik peaks see niikuinii. Ja poliitikaid me viime ellu seal. Jah.
et ma tooks võib-olla jällegi teise näite, et valida siis siiski kuldse ringi ja lähivaldade, kus tegelikult teatud majanduslik heaolu annab ka hea sõltumatuse tegelikult ja Tallinna lähedal on omavalitsused siiski suures osas vabad otsustama paljusid küsimusi ise. Ja need kokkulepped, mis ütleme Raplamaal on sündinud siis heas koosmeeles ja koostöötuhinas Tallinna ümber, nad kahjuks nii ei sündinud. Et vaatamata sellele, et on olemas maakonna planeering ja maakonna koolivõrgu uuring, gümnaasiumivõrgu osa, ikka on nii, et üks või teine omavalitsus leiab, et on teatud õige moment näiteks käia välja kaalud näiteks riigigümnaasiumi ehitamiseks just nimelt tema valda. Olgu, et varem kooli olnud nii võib-olla ja võib-olla on asjad hoopis teisiti. Et teatud võistlusmomenti ikkagi omavalitsuste vahel jätkuvalt Harjumaal on olemas ja selge on see, et kasvavad omavalitsused, mis täna ütleme, et on kõige suurema ja kiirema potentsiaaliga, on Rae vald. Et selleks ei ole kindlasti enam mitte Viimsi vald, kus tegelikult ettevõtlust praktiliselt ei ole võimalik arendada, küll aga Rae vald, kus on tohutu potentsiaalid ja kiire juurdekasvuga, et need probleemid on seal hoopis teistsugused. Ja omavalitsused on väga selgelt ka aru saanud sellest, et riigigümnaasiumite tutvustamise puhul on see nihe nihkunud võib-olla täna sinna, et on mõistetud seda, et riigigümnaasiumi loomine annab sellele paikkonnale uue hariduse kvaliteedi. Et kui esialgu nähti seda rahalist kokkuhoidu, siis täna mõistetakse väga selgelt, et annab arengu eelise kvaliteedi muudatuse toob kaasa. Ja loomulikult vaadatakse seda, kui siis nende kohalike inimeste õigust saada gümnaasiumiharidust selles paikkonnas, mis on siis kindlasti suuremad kui Rakvere linn. Aga aitäh, et kahjuks on nüüd nii, et meid visatakse siit muidu, ma arvan. Aga üks hästi põnev asi, et Rapla ja Harju võrdlus, et kas võib olla nii, et Raplamaa on hästi tugev identiteet, ma olen tänasest palju rääkinud ja see toidab teid. Harjumaa on liidetud 3 väikemaakonnast, Rapla jäi nii, nagu ta oli. Loksa, Keila ja Kose. Ja ta ongi nagu 3 osas ja ei ole seda ühist identiteeti. Kas see võib olla üheks põhjuseks? Ei tea, ei oska sulle nii öelda, aga tunnetan seda kuidagi moodi, et see Kesk-Harju ja Lääne-Harju on need, kes kannavad seda tänast oluga, et Kuusalu kant, eks ole, kes on ajalooline kihelkond ja Keila kihelkond, et Kuusalu ja Kose, nad jäävad linnast, jäävad 40 kilomeetri kaugusele. Kindlasti on seal väga teistsugune see olustik, aga väga oluliselt tegelikult selle Ida-Harjumaa osas keskustena. Et ta on natuke nagu ajuselt, et see Harjumaa ei ole mitte ühesugune, vaid ta on ikka kuidagi kaldu kuhli poolne. Kuselt pärit inimesena Keilaga mitte mingit ühtsustunnet ma ei tulnud. Jah, aga... Sest teed viivad Tallinna 3 suunas ja need paned paika selle. Aga nii ta on, et Keila nagu oleks selle Lääne-Harjumaa keskusta väga selgelt seal Paldiski ja Tallinna poolel teel ja tegelikult on päris keerukas ja tegelikult ütleme nii, et kui Harjumaale näiteks soovitakse tänase päeva pildiga juba 8 riigigümnaasiumit ümber Tallinna nendesse valdadesse, kasupiirkonna valdadesse, siis ütleme, et meil on ju maakondi, kus tegelikult ei nähtagi ette seda, et hetkel ei ole sellist soovi, et riigigümnaasium tekiks. Et ka selle koolivõrgu osas on tegelikult täna tunda see, et riik kohtleb tegelikult ju riigigümnaasiumid erinevalt munitsipaalgümnaasiumit, sellega ei saa nagu nõustuda. Nii, aga teie lahkel loal siin tuleb tänasele üritusele punkt ja ma arvan, et on väga hea, et meil jäi palju jutte veel rääkimata, sest et halvad on need üritused, kus odatakse lõppu just sellepärast, et juba iga hakkas. Meie teame kõiki teie võtta kätt, teie teate meie omi ka. Et nüüd, kui me oleme saanud sellest tänasest arutelust midagi krõbedamat paberile, mida saaks kas väiksema grupiga teist arutada, võib-olla suuremas salgas, et siis me saadame selle ja siis vastava infoga laiali, sest meie ise elame ja tegutseme teadmises, et sellest, mis me siin oleme teinud ja mis me veel teeme, et sellest on ka midagi kasu. Nii nagu see meie lauas ka kõlas, et see nii-öelda see tõmbekeskused, mida praegu siin on planeeritud, et tormikeskuseks ei ole mitte tõmbe, vaid alttõmbekeskused, et vähemalt osaliselt, et sellest tulenevalt ma kardan küll, et sellest reformi plaanis suurt midagi ei saa, nii et veelgi enam on tarvis ilmselt mingisuguseid alternatiive pakkuda sellisel sõbralikul viisil. Nii et suur aitäh
nendele, kes siin materjali ette valmistasid, aitäh, et te tulite, aitäh teile, kes te selle vestluse täna üles võtsite. Minul isiklikult oli ääretult huvitav, paljudele küsimustele sain vastuse ja kui ma siin vaatasin, et kes täna leidsid aega siia nii pikaks ajaks tulla, siis see on väga muljetavaldav kooslus, nii et suur aitäh teile kõigile ja siis turvalist koduteed ja ma loodan, et me näeme jälle ja suisa mitu korda. Aitäh! Aitäh sulle korraldusele! Mis sõnum võiks olla täna, hakkame riiki alt üles ehitama?